No nii. Tere tulemast järjekordsesse podcasti episoodi, sina hea kuulaja, vaataja. Ma olen sind täna toonud endale oluliselt lähemale kui muidu. Ma mõtlen just kaamera mõttes ja ma katsetan erinevaid nurkasid, järgmine kord võib-olla toon sind veel lähemale, aga panen lainurga peale ja siis võib-olla istume sul täitsa süles kodus juba. Aga eks sa saad öelda mulle, kuidas sulle tundub ja kuidas mitte. Kui sa tunned, et sa tahad saada erinevaid kaamera nurki, ma olen tegelikult selle peale mõelnud ka, siis tead, kirjuta mulle ja kui sa oled keegi, kellel on näiteks endal kaamerad või kui sa oled keegi, kes töötab või omab ettevõtet, mis tegeleb kaamerate rendi või müügiga, siis anna mulle teada, sest siis äkki saab mingit koostööd teha, sest et siis paneks 2 kaamerat ka veel juurde siia statiividele ja saaks ka minust endast, aga ka külalisest võtta sellise teistsuguse nurga, mida muidu siit külje pealt võib-olla kohe kätte ei saa ühe kaameraga. Igal juhul, tere tulemast järgmisse Kris Kala podcasti. Tervitan sind, tervitan ka kõiki uusi kuulajaid ja vaatajaid, sest neid teid võib olla rohkem, kui ma tegelikult oskan arvata, sest et ma olen viimasel nädal aega päris aktiivne olnud TikToki kontol ja vahepeal ütlen ka tšau Mihkel. Tšau. Muidu ma lendan sisse. Tere ka minu poolt. Et ma olen viimased nädal aega väga aktiivselt olnud TikTokis lainel ja teinud postitusi podcasti saate kohta ja selle kohta, mida ma siin teen ja miks ma niimoodi teen ja kutsun inimesi üles ennast pakkuma saatekülaliseks ja tegelikult ka soovitame kedagi ja tegelikult sina jõudsid ka siia läbi selle sama postituse, mis on nagu hämmastav, kui hästi tegelikult sotsiaalmeedia selles mõttes töötab, inimesed kokku viib, aga sõbranna soovitas. Just. Nägi su mingisugust üleskutset. Ja just üleskutset, et kui teete kedagi, kes tahaks tulla saatesse või kellel on mingi äge sõnum, mida levitada, siis palun viige kokku, sest et ega mina ei tunne kõiki ja tihtipeale inimesed, kes vaata, mina alustasin seda podcasti kunagi 7,5 aasta tagasi selle nurga alt, et ma hakkasin lihtsalt rääkima oma partneriga, oma siis sõbraga tol hetkel, kes enam siin minuga ei ole või mitu aastat. Aga et rääkida ausalt sellest, mis toimub meie enda sisemaailmas. Kõik need ebakindlused, mingid, ma ei tea, õnnestumised, ebaõnnestumised, kõik see pask, mis iga päev on, sundmõtted, ma ei tea, mis iganes veel, mingid kalaväärsuskompleksid ja nii edasi. Ja siis mingi aeg otsustasime, et aga toome siis külalisi ka, aga me lähme seda suunda, me ei jahi ainult tuntud inimesi. Sest mul endal oli sel hetkel juba villand sellest, et meil on see sama struktuur kogu aeg, et kui ma tahan saada, et kui ma tahan midagi luua kellegagi koos, siis ma pean kutsuma kuulsa inimese, sest et ta toob vaatamisi, arusaadav. Aga tead, ma olen kiitsuga. Valdkonna mingi liidri. Jah, valdkonna mingi liidri. Meil on ala Epp Kärsini näiteks, eks. Toome Epp Kärsini, siis on siin, ma ei tea, mingi muusikani, toome selle venna. Ja siis see sama inimene käib sul kogu aeg igal pool fucking rääkimas, sama juttu lõpuks on nämmutab ise 20 korda ja mitte kellegi ei ole enam huvitav kuulata. Ja teistpidi tekkis minu jaoks see koht, et aga see on ebaõiglane ja minus on tohutus õiglustunne nagu sees ja see on vaja natuke võib-olla nagu alla tõmmata, aga ebaõiglane võib-olla sinusuguse või minusuguse või kellegi veel, kes alles on nagu alustamas või ei ole saavutanud sellist kriitilist massi, mis on toonud talle nüüd mingi tohutu tähelepanu või tohutud mingid rahad või mingid õnnestumised. Aga ta tahab ka võib-olla midagi öelda ja tal on midagi öelda ja ma olen jumala veendunud, et need, kes siin vaatavad praegu või need kas TikToki kasutajad, ükskõik kus sapis inimesed on või kus iganes sa elad, sa võid elada kuradi Kambias või Kabjapalujas ka. Ma olen jumala kindel, et kas seal mõnen inimesel tegelikult oleks epic story midagi jagada, võib-olla väga palju taipamisi elukogemust, aga me ei näe neid ja kõik ei taha ennast jagada, see on arusaadav, aga ma tahaks pakkuda võimalust, kui sul on see soov. Ja see on see minu nagu tungiv nagu see nii-öelda drive või see missioon nagu olnud, et ma tahan seda platvormi võimaldada ja ma ei lähe meelega mängima seda kuulsuste mängu, sest see ei ole mulle endale ka põnev. Sest ei ole. Väga meeldiv. Ja siis mõned inimesed mõtlevad huvitav, et miks ta ei kutsu? Ma ei taha vestelda kuulsate inimestega, sest need on iga pool juba olnud. Ma tahan kuulda teisi inimesi, kellel on ka midagi öelda. Nii et tere tulemast, uued kuulajad. Kui te ei ole ühtegi episoodi varem kuulanud, siis mingi kuulake, teil on seal 351 episoodi veel saaks sellele episoodile kuulata. Ainuüksi sellest podcastist, neid podcast on veel. Aga täna me räägime Mihkel, sinu uuest raamatust. Ma viskan selle kohe siia niimoodi. Laual on ka tegelikult, siit laualt näeb, aga toon ta kaamerid juba lähemale. Äkki sa näed ka, aga raamat nimega Naise juba käsiraamat ja siis siin on selline pandud nagu ma ei tea, illustratsioon, üks mõte, eks ole, nii-öelda naise suust, et tahan kaissu, see tegelikult võõrutab tahan keppi. Ja ma oled kuulnud? Olen kuulnud, aga minu naisel ei tähenda sa alati seda. Just, ei tähenda. Aga vahest?
Väga harva, ta tahab kaisu, siis ta tahab täiega kaisu. Ta ei taha keppi enam. Ta ei taha siis seksida. Et meil on natuke teistsugused reeglid siin kodus. Küps suhe juba, eks. Küps suhe on ja 12 aastat ikkagi suhtes olnud juba on, et seda tushut nokut on nähtud küll üksteisele, ei ole nii põnev enam. Okei, tegelikult nali, on ikka põnev, aga me jõuame kohe selleni ka, miks... Kust need laused pärinevad, kelle kohta nad käivad. Me täna räägime kõigest enne. Me räägime erinevatest lausetest, me räägime raamatu ülesehitust, me räägime, kust raamatut saab osta, selle ma viskan sulle kohe see õhku. Ja me räägime üldse Mihkli elust, kogemustest, taipamistest, arusaamistest ja nii edasi. Enne veel, kui ma lähme selle sama raamatu ideoloogia selgitamise juurde, ma teen see üleskutse, et head sõbrad, täna on meil salvestamise hetkel on meil 3. oktoober ja kui see välja tuleb, on siis 6. ja edasi, kui sa siis vaataja kuulajana tuled siia mis iganes kuupäeval. Sel hetkel, kui sina seda juba kuulad, siis raamat on tegelikult poodides olemas, lettidel. Ja. On. Kas ta on olemas kõikides Eesti suurimates poodides nagu Rahvaraamat Apollo? Hetkel on ta Rahvaraamatuketis. Okei, Apollos veel ei ole. Apollos veel ei ole. See tähendab seda, et mingi hetk tõenäoliselt sinna jõuab. Jõuab kindlasti. Aga Rahvaraamat on väga hästi esindatud kõikides kohtades, et isegi paar linna rohkem kui Apollo minu meelest, nii et igal pool Eestis saab selle kenasti kätte. Kas sul on tulemas ka raamatuesitlus? On. Kas sa tead ka seda kuupäeva juba? Ei tea veel. Okei, aga orienteeruvalt prognoos? Usun, et paari nädala jooksul. Okei, ehk siis pigem oktoobri lõpu poole? Jah. Sellega on naljakas lugu, kusjuures ma tahtsin teha Rahvaraamatus esinduspoes, eks ole, seal Viru keskuses. Ja juba nagu natuke patriarhaat blokib mu sõnumid, sellepärast, et öeldi, et põhimõtteliselt ilma, et oleks raamat nagu loetud, siis naisterahvas, kes siis seal osakonnas oli vastutav, noorem naisterahvas, andis juba hinnangu, et see ei ole piisavalt laiale publikule ja ta oli piisavalt akadeemiline. See oli väga-väga huvitav. Mis siis enesest ma nüüd ei taha nüüd Rahvaraamatut otseselt maha teha, aga ka mul on nendega negatiivne kogemus, mitte kirjanikuna, aga ühe teise koostöö raames. Aga ma tahan lihtsalt selle välja tuua, et kas mitte ei ole inglise keeles selline lause ja eesti keeles ka, et don't judge the book by its cover. Ära hinda raamatut enda selle raamatu kaane. Olen kuulnud ja eesti keeles ka. Ja see on küll ülekantud tähenduses vihje sellele, et siis loe sisu, aga tegelikult see saab ka otse tähendusena ja antud kontekstis välja tuua, et tundub jah, et see otsustati nagu kaane põhjal. Just, kui sa selle teed kaane põhjal, see on kurb lihtsalt minu jaoks. See oli huvitav. See oli väga nagu kõnekas näide, et mismoodi tegelikult meil asjad ühiskonnas nagu käivad. Kuigi me siin räägime patriarhaadist, et kui sa natukenegi naiste kriitilise sõnumi, siis võib-olla hoopis seda blokitakse ära. Sa mainid kusjuures seda täitsa randomil kinni praegu sellest, sa mainid tegelikult siin raamatus seda. Sa tood kooli ja lasteaia ja kogu selle süsteemi näite, kus väga paljud õpetajad ja võib-olla mingi meditsiinitöötajad, need on tegelikult naised. Ja seal väga tugevalt me saame nii poisi kui ka tüdrukuna siis saame mingi eani ja mingi seas väga tugevalt eeskuju ja koolitatud just naisterahvaste poolt. Väga tugevalt. Ja see ei ole kuidagi maha tegevalt. Ei ole, see on lihtsalt reaalsus. Just. Ja see oli selline kõnekas näide ka, et mul ei ole nagu mingid pretensioone Rahvaraamatule, aga see oli väga huvitav. Ja ta veel ütles, et see oli piisavalt akadeemiline ja piisavalt laiale publikule. Ja siis ma nagu mainisin talle, et ma käisin siin just aasta tagasi oma sõbranna raamatu esitlusel, mis oli siis vestlused tulnukaga. Ja siis ma küsisin, et kas see on nagu väga akadeemiline raamat, siis ta rohkem ei vastanud mulle. Just, et see esoteerika näide on tegelikult, see on nagu päris näide praegu ja jälle üldse mitte kuidagi nagu vastanduda selle arvamusega, see on tema arvamuseni ja tema otsuseni, aga lihtsalt panebki mõtlema, et kui me UFO-dest lubame rääkida, ma olen väga seda poolt, nad eksisteerivad, eks ole, see on eraldi teema, aga kui me lubame nendest rääkida ja nüüd siis sellest, mis raamatu sisu tegelikult toob välja, on nagu reaalsus elust enesest kogemused, ja mitte ainult sinu, vaid tegelikult väga palju teiste meeste ja naiste kogemused. Ja, need ei ole ainult minu omad. Just, et noh, siis kuidas me nagu elus näinud seda siin ja seal, eks ole. Ma ka praegu ei mõista. Mul tegib kohe küsimus, et kui oleks olnud selle sama positsiooni peal mees, mis ta oleks öelnud selle raamatu kohta? Sest mina, kui ma seda raamatut nägin, eile me saame esimest korda kokku sinuga, näost näkku. Ma nägin seda raamatu kaant, ma isegi ei teadnud, milline raamat välja näeb, paks ta on, lühike ta on. Ja kui ma siis nägin seda, minu esimene reaktsioon oli kohe see, et fuck, see on hea. Nagu see on lihtsalt väga hea.
ja just nagu sellepärast, et ta on provokatiivne, paratamatult alateadlikult see töötab. Ja teistpidi ta tekitab huvi, on ju, et mis mõttes ma tahan kaisu võrdub, ma tahan keppi või ikka ei võrdu, on ju, või et kurat, kuidas ta nüüd niimoodi ära kirjutas selle. Ja siis tekib huvi lugeda seda. Minu vähemalt. Ja ma usun, et kui oleks olnud seal mingisugune osakonna juhataja meesterahvas, siis võib-olla oleks juba see esitlus siin paari päeva pärast. Aga loodame, et see selleks. Tuleb, lihtsalt ma praegu veel ei tea, kus. Okei, loodame, et igale tuleb ja kui tuleb, siis... Ma annan märku sulle. Anna mulle märku, ja ma saan levitada seda enda kanalis ka, et kas sul on ka mingid kanalid, mida sa aktiivselt kasutad, ma ei tea, Facebook, Instagram, kodulehed, kus see info võiks välja tulla, kui inimesed täna kuulavad, meid tunnevad, et ma tahan Mihklist rohkem teada saada ja ma tahan siin esitlusele tulla, siis kus ta seda kursis saab hoida? Facebook, minu nimele siis Mihkel Surva ja raamatul on siis Instagrami väike kontokene. Ja kodulehelt saab siis, eks ju, ka raamatut nüüd siin kohe põhimõtteliselt. Mis see Insta-konto nimetus oli? Naise Iba raamat. Just, Naise Iba raamat. Mis puudutab kodulehte, mida sa just mainisid ja raamatu ostu, kui on sul huvi, hea kuulaja vaataja, siis ma lihtsalt viskan selle õhku ka, et sõna, märksõna või siis kood, kala, ma arvan, et seal ei ole vähekast, ta on trükitähtedega või kirjatähtedega, ehk väiksed suured, seal vist ei tohiks olla süsteemis vahet. Annab sulle -10% soodustust, kui sa lähed Mihkli kodukale ja mis see kodukas on? mihkelsurva.org. Väga lihtne. Mitte kom, sest et see on ikkagi organisatsioonid liikumine. Just. Et kui keegi tahab, mine palun kasuta võimalust. Mina olen eilse õhtu seisuga lugenud ära peaaegu 80 lehekülge. Siin raamatus üldse täielikult päris hästi, on 162 ligikaudu, et põhimõtteliselt üle poole sain ma nagu läbi lapatud intensiivselt. Kuidas meeldis? No aus olen siis, nii nagu ma enne ütlesin ka sulle, aga ma mõtlen, kuidas seda sõnastada on see, et Ausalt proovi. Ausalt proovin. Ilma ibatamaks. Mulle väga meeldis. Mulle meeldib sinu keelekasutus. See on piisavalt humoorikas. Ta ei ole kuiv. Ta ei ole just nimelt akadeemiline liiga teaduslik. Kui see raamat oleks kirjutatud, ma ütlen nüüd akadeemilisel viisil, kus me toome juurde teadus mingid terminite uuringuid ja asju veel juurde. Siin muidugi pool naljaga tood ladina keelt välja, aga ise leiutad ladina keelega. Ma oleks võinud tegelikult minna igasugust teed. Just, aga sa valisid väga õige suuna minu meelest. Ta on lihtne lugeda. Liiga palju on neid, ma ei tea, leksikone ja naiste salakeele, ma ei tea, mitte naiste salakeele, aga erinevad igasugused teatmeteosed. Ja see, ma arvan, väljendab sisu palju paremini ka. Minu stiili ja sellist, et see on ikkagi humoorikas lugu, mitte mingisugune kuiv, igav tekst, nii et. Teda on fun lugeda. Ja sul on ka väga palju ära liigendanud see mõttes, et need peatükid või nii-öelda alampeatükid ja segmendid on ikkagi võrdlemisi lühikesed, siis see annab nagu sellise pideva momentumi, et uus chapter, uus nurk. Ja seda oli väga lõbus teha ka just selle pärast, et see teema on ju tegelikult aktuaalne või ütleme väga hästi kaetud juba siin, paarkümmend aastat ütleme, kui tuli see esimene The Game oli vist see raamat oli 2005. Nii et teemad on samad, aga sellist lähenemisnurka ei ole turul. Mis see The Game, see oli see, mis õpetas naistele? See oli puhtalt pick-up. Ja, mul tuleb meelde. Pick-up mingi legendaarne raamat. Tohutu populaarne mingi aeg. Oli, see oli ikka mingi rahvusvaheline bestseller. Aga sukest fraseoloogiat nagu sõnaraamatut, et see lähenemine formaat on nagu uudne ja see teeb selle asja nagu kergemaks. Täiega. Nii et kes hindab huumorit, kes hindab harsh truth on inglise keeles, aga eesti keeles siis karmi tõde, sest et siin räägitakse ikkagi naistest. Ja meestest ka, aga naistest, eks ole, et kui sa oled valmis päriselt otsa vaatama, kurat, siis see on väärt lugemine ja järgmine, kui naine ütleb, et tahan kaisu, siis sa võtta teadmiseks, see võib võrduda väga suure protsendi ulatuses sellega, et tegelikult tahab ta saada keppi. Aga me jõuame kohe nendega. Ma tean välja ka, et kui ta pärast keppi ütleb sulle, et ta tahab kaisu, siis ära uuesti selga roni. Et siis ta tahab reaalselt kaisu. Nii et natukene peab ikkagi hindama neid olukordi. Sõltuvalt kontekstist. Konteksti peab ka vaatama. Enne kui me lähme sinu selle jutu juurde, kus see üldse sündis, see raamat? Et kelle need kogemud siin on, kelle taipamised, siis ma põikan välja sellega, meil on tegelikult saatega loosimine. Mihkel on olnud niivõrd aldis ja pannud välja raamatu ühele õnnelikule, kes siin nüüd hetkel selle saate alla siis
ennast natukenegi panustab ja selleks, et seda raamatut võita, siis see tuleb autogrammiga sulle, mahlase autogrammiga, suure võib-olla ka ropuga, aga tuleb sulle autogrammiga, pane videole like, mida sa hetkel vaatad, kui sa kuulad faili kuskil Hey-File'i platvormis nagu Spotify või Apple Music, siis palun tule YouTube'i kanalisse, pane sellele videole like, pane subscribe Kris Kala kanalile, pane palun Naise Iba raamat Instagramis ka follow Mihklile ja kirjuta kommentaar, aitab Ibast. Ja sellega sa kindlustad selle, et sa siis osaled loosimises ja 11. oktoober õhtul, tõenäoliselt ma kirjutan siia sama video alla siis selle ilusa inimese võitja nime ja siis see raamat on sinu. Kätte saab siis kas minu käest või Mihkli käest, seda vaatame siin jooksvalt, aga põhimõtteliselt raamat on sinu, kui sa siis oled osalenud. Nii et võta ka osa. Aga tuleme nüüd selle juurde, et kus tekkis üldse see raamatu idee? Kaua ta sul tegelikult enne nagu marineeris, enne kui sa selle kokku panid, sest ma saan aru, et see ei ole sul nüüd aastaga välja mõeldud, vaid see on ikkagi elukogemusel tuginevate mõtete pidev kirjapanek. Ja ma olen seda nagu mõelnud ka, et tegelikult ma olen seda kirjutanud 25 aastat, sest et need igasugused fraasid on kogunenud läbi elu, on ju. Aga ma tegelikult töötasin hoopis teise projekti kallal. Ma mõtlesin, ma teen mingisuguse romantsnovelli. Ma olin Tenerifel samal ajal, mul on paar hooaega seal olnud ja proovisin, kangutasin, nagu eriti ei hakanud jooksma, aga ma ikkagi sain sellega nagu enam-vähem lõpuni. Ja siis ma mõtlesin, et aga kuidas ma promon seda. Võiks teha mingisuguse naljaka, mingi bukleti või mingisuguse 3-4 fraasi, mida naised nagu väga palju kasutavad ja mis see tegelikult tähendab, et see võiks olla naljakas. Ja kui ma hakkasin seda tegema, siis see plahvatas nagu. See teine projekt oli täiesti kõrvale ja mul oli sama päeva õhtuks oli 20 tükki, siis oli juba 50 tükki ja sõnaga mingi kuu aega oli põhimõtteliselt see raamat valmis. Nii et vahest ikkagi juhtub nii, et loomes on ju, et tegeled mingi vale asjaga ja siis plahvatab on ju, ja siis see võtab niimoodi üle. Nii et see oli päris juhuslik tegelikult. Aga samas jah, nagu see on ikkagi elupõline teave nagu. Ma arvan, et ma olen kogunud seda infot niimoodi endale teadmata vist juba aastaid. Mis on hästi huvitav, see viib meid mõne mõttes sellisesse kohta, milles me saate eelselt natuke korraks ka peatusime ja mul on hea meel, me siia tagasi joome selle juurde, et life is meant to happen for us, on ju, mitte to us. Ehk siis elu mõeldud juhtuma meie hüvanguks, mitte meie ka nii-öelda. Need kogemused, me mitte kunagi ei tea, milleks mingi kogemus on hea või halb, on ju. Me saame seda alles retrospektiivselt näha, siis tagasi vaadatavalt on, et näed, see oli selle jaoks kasulik või siis see, et ma tean nüüd, kuidas sellist raamatut kirjutada, sest ma olen seda sihukest asja kogenud, on ju. Et aga me tihtipeale nende kogemuste hetkel ajades selles keerises olles hetke momendis me ei pruugi alati aru saada, kuhu see tegelikult viib ja miks see oluline meil on. Kas sa ise tunned ka täna nagu selle mõttes, ma ütlen nagu tänulikkust või sellist nagu grateful õnnistatust või head tunnet, et fuck, tegelikult on nagu nii retsik kogemus, aga kurat sellest sündis nagu midagi sihukest kihvti asja. Absoluutselt, et kõige rängemad suhtled on kõige nagu inspireerivamad, alati kõige õpetlikumad ja nii, et jah, need muusad ikkagi, kes nagu kõige rohkem on inspireerinud, on olnud need, kellega pole kõige õnnelikumad või paremad suhted olnud, nii et. Aga sa ütlesid, et kõik ei ole su enda mõtted või kogemused, et kus sa neid veel üles korjanud oled või kokku kraapinud oled või? Sõbrad. Ma kuulan kogu aeg. Kirjutamine ongi põhimõtteliselt salvestada infot, püüad midagi kinni. Sõbrad, tuttavad, sugulased, vanemad mingil määral. Vend, tema suhted. Ja siis sa analüüsid natukene enda asjadega ja siis hakkad nagu seoseid nägema. Et siin on midagi, nagu need asjad ei ole nagu juhuslikud. Et igalt poolt samamoodi, eks ma jälgin ju mingisuguseid YouTubereid ka, võtan sealt, saan kinnitust, et isegi nagu rahvusvaheliselt need asjad toimivad. Nii et kõik võimalikud allikad ja inimesed, kellega sa kokku puutud, räägivad sarnast juttu Ibast. Enne kui oleme selle juurde, et kuidas seda, mismoodi sa üldse defineerid Iba ja mis see on, et see viib meid tagasi muidugi sinna rahvaraamatu intsidendi juurde, et kuidas siis selle sõna vastu ilmselt tekkis mingisugune trigger, eks ole, ja tegelikult ei saada aru. Raamatu kaal on üks tütarlaps. Eliise. Jah.
mu elukaaslase nimi on ka Eliise, aga see siin ei ole tema. Aga ma lugesin selle kohta siit, et ta oli ainukene naine, nagu ma aru saan, kes oli nõus siis kaanel olema esindama seda nii-öelda sõnumit või ideoloogiat. Jah. Kui palju neid kandidaate? Ma tegelikult ei otsinud palju, aga ma teadsin, et tema ütleb jah. Ta on mul sõbranna, eks ju. Mõnda aega juba ja tal on siuke attitude elus, nagu sa näed seal pildil. Ja tegelikult oli poole lause pealt juba nõus. Ma hakkasin seda kontseptsiooni niimoodi võimalikult poliitkorrektselt sõnatama, et nüüd tulemas selline asi, eks ole, pole hullu, sa oled lihtsalt modell ja teeme ära, ma ei jõudnud lõpetada põhimõtteliselt. Ta on kihvti rükke, aga selles mõttes mul tegelikult vedas. Nii et ma reaalselt ei teinud mingit konkurssi, aga ma olen täitsa kindel, et kui ma oleks teinud, siis ma oleks pidanud ikkagi temaga pärast see on hämmastav, kuidas seda raamatu pealkiri on nagu peljatud mitme nurga alt, nii et ma ütlesin sulle eile sama asja ja ma ütlen ka täna siin sulle uuesti siin ja siin saates ka inimestele, kes seda pealkirja ja raamatukaant vaatab, lasen uuesti vaadata ja kes tahab, saab minna avada veebi kuskilt, et näha seda pilti kvaliteetsemalt või Zoomi sisse kuidagi, et siin on ennustan nagu 2 varianti raamatule, et üks on see, et tõesti on nii suur trigger ühiskondlikult, eelkõige siis naisterahvaste poolt, mingis vanuses olevates naisterahvaste poolt, kes vaatavad ja hingepõhjani haavuvad ja solvuvad ja ei taha seda isegi näha ja hakkavad sind laimama avalikult, mitteavalikult või oma suulised kuskil, mis on ka tegelikult turundus ja väga hea, see teeb alati kaasa asjale. Natuke tahtsin näha ka, et mis siis saab. Just, ja teine pool ma arvan, et on sellele stsenaarium ja ma ennustan seda sulle tegelikult see raamatuga, et see müüb väga hästi. Ja puhtalt sellepärast, et ta on nii provokatiivne. Ta on lihtsalt nii provokatiivne, ta on nii vastuoluline ja ta tekitab lihtsalt huvi. Saab näha, ma loodan küll. Ma püüan nagu mõelda selle peale, kui oleks raamat mehe iba käsiraamat. Kuidas ma reageeriks sellele? Mul tekiks huvi. Aga võib-olla see on meeste nagu eripära, mitte niimoodi solvuda kohe nagu esimese võib-olla sellise... Ja see oleks võib-olla, ma räägin ka natuke meeste ibast, seal mul on selline paragraafikene, on ju. Aga ma arvan, et see oleks rohkem nagu anekdoodiraamat, on ju. Siuke nagu... Sa võtad lahti ja loed kaasa naerad. Siuke nagu mingisugune meeleolupull, meelelahutuslik. Aga siin taga on peidus ikkagi nagu tõsisemad teemad ka on ühiskondlikud, nii et miks ta võib-olla natukene nagu kiirendas, ütleme seda raamatu valmimist on need ühiskondlikud protsessid ka, eks ju. See üldine lääne käsitlus praegu patriarhaadist, eks ju. On ju tegelikult täielik nonsense. Et ma olen nagu tikutulega proovinud leida seda oma elu jooksul, mismoodi tavaline mees on privilegeeritum kui naine, aga tegelikult ma ei ole seda näinud, sorry. Et kas sul on mingid maksu erisoodustused või miski, mis sind nagu privilegeerib? Niimoodi avalikus pildis ei ole, et ma ei ole niimoodi, et nagu võib-olla ma siin ei taha kedagi välja hõigata, aga mõnel influenceril täna on, et ta läheb ja saab, ma ei tea, sõidab tutika autoga salongist välja. Mul täna veel selliseid asju pole juhtunud, aga küll on olnud olukordi, kus teinekord inimesed toetavad ka üllatavate asjadega või siis on see, et sul on keegi tuttav, kes sind toetab, aga see ei ole päris nagu sama kontekst, mis tihtipeale naisterahvasta nagu sellise viisi nagu toimib. Jah, et kui me vaatame nagu käsitlust tänapäeva lääne ühiskonnast, õelast, türannikust, patriarhaadist, eks ole, siis ma nagu ei ole kohanud, et mingisuguseid suuri privileege nagu meestel oleks süsteemi vaatevinklist. Et koolisüsteemis pigem läheb naistel paremini ja ütleme, enamus õpetajad on naisterahvad alates põhimõtteliselt sõimest kuni keskkooli lõpuni, eks ju. Ja kunagi see tegelikult ei olnud nii. Esimese Eesti ajal oli meeste õpetajate osakaal üle 50% ja see on põhimõtteliselt 3 korda kahanenud tänase päevaga. Nii et... Mis see ütleb siis nagu? See on lihtsalt kummaline, et üks türanlik patriarhaat siis võiks niimoodi käituda, luua üles süsteemi, kuidas siis
põhimõtteliselt kõik koolitada naisterahvad. Ja kui sealt siis tulevad türannid välja, siis tekib küsimus, mida te naistid teete nende meestega selles. Aine. Et see on niisugune väga kuidagi ebaloogiline, ütleme nii. See on üldse, kui tänast pilti vaadata ka, mõtlen, et vaadata mingit terapeute või coach'i aina, siis kui palju on mehi nagu näpu täisena või käe täisena. Aga jälle tegi küsimused taustale, et mis see siis nagu põhjus on, et kas siis mehed on loodud loomuomaste omaduste alusel tegemaks midagi muud või lihtsalt ongi see, et on lihtsalt kuidagi suunatud meid täiesti erinevates kohtadesse, et tegelikult oleks võinud vabalt juhtuda ka see ju, et täna on üle. See on väga huvitav küsimus, et kas see on taotluslik või see on mingi loomulik asjade käik. Et naisterahvad tahavad rohkem õpetajaks minna. Ma ei kujuta ette. Väga huvitav. Ma ise püüan nagu mõelda oma kooli ajale tagasi, ma ülikooli selle käinud, eks ole, aga kooli ajale meesõpetajaid oli tõesti vähe. Kehaline kasvatus ja nagu sa siin raamas mainid ka, siis tööõpetusõpetaja, puidutööõpetaja ja võib-olla mingi üksi kuskilt ajalugu või mingi jooksis sisse läbi kuskilt. Aga enamus on naised olnud ja mõtlen, et kui nende asemel oleks olnud kõik meesõpetajad või dominantsed meesõpetajad, tead, ma mõne mõttes vist julgen täna öelda, et ma ei tea, kas mul oleks nagu meeldinud, see mu klassijuhataja oli mees viimased 3 aastat gümnaasiumis. Oli tegelikult päris äge kogemus teistmoodi, aga kas ma oleks tahtnud, et kõik õpetajad oleks mehed? Kurat, ma ei kujuta ette sellist asja ka nagu ei kujuta ette. Kindlasti mitte kõik. Ma arvan, et võib-olla on väga hea, kui nad on naisterahvad algklassides. Ja siis mingisugusest vanusest võiks rohkem tulla maskuliinsest nagu nooti juurde. Siis me tegelikult kohtame seda ju, mõttes on huvitav, et see kooli era või ajast on nagu üks etapp on ja kui me tegelikult lähme, ja see ei ole mitte kuidagi halvustavad naiste suunas, aga kui me lähme nüüd tööpositsioonide karjääri tegema, siis enamus ülemused ja tippjuhid on mehed. Täna ilmub juba rohkem pilti ka naisi, kes teevad karjääri, see on nagu normaalselt muutunud ja mul ei midagi see vastu jumala eest. Aga see on lihtsalt huvitav, et seal enamus töökohtades ikkagi korporatiivse tasandil on enamus juhid ikkagi mehed ja seal on see kaalukaust nagu tohutult kallutatud. Ja siis naised peavad kohanema jällegi sellega, et su juht või sinu nii-öelda õpetaja tolle ametipositsioonil on konkreetselt meesterahvas, kes on võib-olla dominantsem ja jõulisem ja mis iganes veel. See ei tähenda, et ta halb on, aga ta on dominantsem, ta on ikkagi mees, ta on jõulisem. Et kohalt nagu tundub, et see shift tajub mingis vanuses ära ühiskondlikult ka ja enda sees samamoodi. No räägitakse ka, et naised saavad mingi hetk aru, et nad tegelikult ikkagi väga ei taha mingisugust tohutut karjääri teha, et pigem lähevad siis ema rolli või mingit tohutut vastutust, et need on huvitavad nagu teemad ja panevad nagu tõesti mõtlema mingite hoopis teistsugust nurkade alla. Sa enne mainisid seda peegeldust ühiskondlikule poole ka, ma tegelikult tahaks tuua paralleeli nagu selle raamatule, sest ma ise ütlesin ka sulle täna sama asja, et mulle tundub, et see raamat on ühtipidi meelelahutuslik, teda võib võtta kui meelelahutusliku teosena, ma loen lihtsalt läbi ja vaatan issand, kui hästi kirjutatud, ajas naerma, issand, kui jubed asjad või et üldse meeldib. Ütleme, et kogenud inimesele ta on pigem nagu meelelahutuslik võib-olla meeltuletus. Aga tegelikult on siin ju palju sügavam sõnum. Just nagu peegelduse mõttes ka, kes tahab päriselt aru saada, mida on üritatud siin öelda selle raamatu jooksul, siis tegelikult on sõnumid nii meestele kui naistele. Kahtlemata, jah. Et ma arvan, et kõige kasulikum võikski olla pigem noorele mehele. Et võibolla seal kuskil vanus 18-25, ütleme. Aga miks just neile? Sest et nad tulevadki meie haridussüsteemist välja enam-vähem. 12 aastat on kuulanud naiste juttu, eks ju, naiste kohta. Ehk siis, ütleme, klassi sukses ruumis on ju ka, kui sul on ainult naisterahvad ümber ja nad proovivad siis modereerida seda omavahelist mingisugust käitumist või tülisid või et siis seal ikkagi tegelikult on niisugune läbiv sõnum, et naisterahvast, tütarlastele tuleb, eks ju, anda eesõigus ja kõik niisugune nagu väga õrn ja niisugune nunnu lähenemine, eks ole. Et mis tegelikult loob niisuguse viisaka ontliku meesterahva, kes saab käitumishinda viia ja hoolsuse, aga kui ta siis kooli lõpetab, ja nagu päris ellu hakkab nagu minema, siis tihti niisugused lähenemised enam ei toimi. Ja siis olekski võib-olla hea lugeda nagu üks niisugune fraseoloogia läbi. Ütleme, et kust sellised hoiakud tulevad, ja mis tegelikult, ütleme, nii-öelda annab tulemusi. Et see on see. Aga
mis ta oma sõnumine nagu siis on meestele, mainisid mehed 18–25 eluaasta, umbes ütleme sellise viisil üks nagu sihtgrupp, eks ole, kes võiks seda lugeda, on ju. Et kas ta on siis meestele nagu hoiatusena, õpetliku kohana või nagu sellisena juhtivana guidance nii-öelda, kui tuleb selline lause või sellised laused sellisel viisil või sarnase sõnastusega, siis nüüd sa oskad sellega paremini toime tulla või mis see õppetund selle raamatu lugemisel siis sellises vanusoleva mehele tegelikult olla võiks? Kahtlemata jah, õpetlik. Et ütleme siis 40-aastased kogemused inimesel, kes on, ütleme, alles 20-aastane. Et pole veel nii palju elu näinud, pole nii palju suhteid olnud, eks ju. Ja siis saab sukest karmi reaalsust. Kerge jäätünn selga ja saab ennast... Aga see kulub ära. Just. Et tegelikult ma mõtlen enda peale, kui ma lõpetasin kooli, eks ju, 18. Alles siis hakkas pihta põhimõtteliselt see nagu reaalne õping, et täiendkoolitused, nagu ma raamatus ütlen, et igasugused suhted siis hakkasid alles õpetama, et mis tegelikult on naine ja millest ta lähtub ja kõik see. Et sinnamaani oli kõik ikkagi naise õpetus naiste kohta. Ja kui see koolisüsteemis mõtted, millest lähtub üks õpetajaks, kui tal on seal pool klassi on poisid, et nad oleksid võimalikult rahulikud, vaiknud ja 2 tundi, vaosõitud ja selline režiim on sul 12 aastat, no see jätab oma jäljena tahes tahtmata. Nii et jah, ta võib täiesti vabalt teha seda, mul tekkis ka paralleel, et ma ei ütle, see nii on, ma nüüd, nagu ma ütlen nagu fakti, aga ma tegelikult ei mõtle seda faktina, aga mul korraks pähe mõte, et koolisüsteem teeb meestest, võib teha meestest tuflialuseid teinekord läbi selle, et see nagu selline, ongi see koht, et kuidas nagu siis olla. Ja teistpidi see on okei, see mõttes ju pead ju ka tegelikult arvestama, sa ei ela üksi siin maailmas, sa peadki arvestama ju tegelikult teistsuguse inimeste tüüpidega, meeste, naiste, tüdrukute, poistega, et aru saada selle koha pealt, aga mingi koha pealt tundub, et see lõpuks võib osutuda selle koha peal, et sa tegelikult ei oska enam täiskasvanu eas üldse nagu toime tulla nagu naiste seltskonnas. Kipub nii olema. Aga me vaatame nagu... Vaata, kui sa mõtled ise kooli peal tagasi, et seal oli ju nagu pahasid poisse ka, kes väga hästi ei kuulanud õpetaja sõna. Kuidas neil läks? Tihti palju populaarsemad. Jah, olid. Olid, on ju? Ja, ma ise olin ka mingis vanusesse, aga siis mingi sain aru, et ma ei taha enam olla see. Aga need olid populaarsemad. Millest see märk on, et mis siis tegelikult on atraktiivne. Ega kui me räägime nüüd perspektiivide paralleelist, siis ütleme naiste kohta, siis tegelikult see raamat on ju ka mõnes mõttes hea wake-up call, potentsiaalne wake-up call ka naisele endale, mingis vanuses naisele. Täitsa üllatav, kui hästi see on naistele meeldinud osadele. Pigem natukene küpsematele, küll. Aga siiski ma arvasin, et seal on nagu 0 tolerants, et ainult meestele võib see meeldida, aga täitsa head tagasitetult sealt poolt ka. Ma reaalselt tahaks nagu näha, kui see vabalt võiks teha selliseid videosid raamatust, et sa paned naised lugema neid lauseid. Siis see, mida ütlevad ja siis siin on sul antud ka välja kohe mõttekriipsuna siis see mõtteedastus, mida see tähendada võiks, mõnikord pikem, mõnikord lühem ja siis tuleb sul enda nii-öelda mõtestatus see raamatus. Et hästi kisid üles ehitatud raamat, sisu mõttes sa kohe aru, kes mida räägib, aga naised võiks lugeda kaamera ees ja siis nende reaktsiooni nagu tabada, et see õnneks nagu nii kiht selline viral videode seeria või saaga nagu kontseptsioon. Ja mõte, väga ootan reaktsioone ise ka tagasisidet. Aga tuleme selle juurde, et mida sa pead silmas ibal, sest ma kujutan ette, et see sõna iba juba iseenesest, et naise iba käsiraamat, see põhimõtteliselt ütleb ilma, kui ma vaatan ainult kaane peale raamatut üldse lahti ei tee, mis tõenäoliselt väga palju hakkab juhtuma, siis sa saad aru sellest, et kuradi Mihkel on M, solvab kõiki naisi, paneb kõik ühte patta ja teeb meid maha. Et minu jutt on iba, naise jutt on iba. See tegelikult ei ole nagu otseselt sellena mõeldud. Jah, siin on lauseid nii naise kui mehe poolt, mis on sellised, mida tegelikult tuleks defineerida ja lahti mõtestada, nagu sa ka teed, et paremini aru saades, need ongi mõne mõttes kelbase iba. Keeru jutt, udujutt on nii-öelda ümber nurga räägitakse. Aga mida sa pead silmas sellele, kui sa oled pannud pealkirjaks iba ja mida see iba tegelikult sinu jaoks tähendab? Defineeri iba. Iba on esiteks väga ilus sõna. Hea kõla, kiire, lühike. Armas. Mis ta sisuliselt on?
manipuleeriv keel, mis siis võib olla testiv, eksitav, ütleme, tahab siis midagi saavutada läbi siis kas vihjete või nagu mingisuguste pooltõdede ja niisuguse varjatud jutu. Sisuliselt need on need, meeste ibast ma räägin ka, see on palju primitiivsem keel, eks ole. Ja vajab vähem tõlgendamist mõnikord. Naised saavad sellest väga hästi aru, kui hakkab tulema mingisugune jama, siis meestel ei ole mingisuguseid suuri tagamõtteid. Et nad niimoodi ei testi, ei manipuleeri, vaid pigem nagu proovivad midagi varjata. Seetõttu on ka seda nagu väga lihtne tuvastada. Aga naiste keelega on natuke keerulisem. Mulle meeldis, sa kirjutasid siin raamatus kohe täitsa alguses on siin nagu selline küsimus ja vastuste voorin, et sa paned ennast lugejate seisukorda ja üritad küsida küsimusi, mis panevad sinu nii-öelda kredibiilsuse või selle raamatu autoriks olemise nii-öelda küsimärgi. Ja, ma sain neid siis kirjutamise faasis juba nagu natuke testisin ja siis ma nägin, et need hakkasid väga-väga sarnaselt korduma. Jaa, väga huvitav ja mind tabas kohe see koht, et sa siin... Epp Kärsin küsis ka, et ütle nüüd ausalt, sa ju vihkad naisi, eks ole. Aga see oli puhtalt siis nagu selle pealkirja baasil. Okei. Et huvitav on nagu see, et sa tood välja siin sellise pointi, et see raamat räägib väga palju naisest, kes on üle keskmise ilusam, me räägime nüüd ühiskondlikest standarditest, neid standardid võib-olla palju, aga mingi skaala on, et on palliskaala seal lõpupoole, kelle ümber tiirleb tohutult palju mehi või on tiirenud tohutult palju mehi või kes on lihtsalt nagu seltskonnas väga-väga tähelepanu saab ja süke, ilus naine nii-öelda on. 7-10 siis. Ja siis, et põhimõtteliselt see raamat räägib nende salakeelest siis enne. Mitte ainult, aga lihtsalt nad kasutavad rohkem seda. Ja nad testivad rohkem. Neil on ühesõnaga järjekord ukse taga ja siis on ka nagu elu õpetanud, et tuleb nagu natuke rohkem siin sorteerida vaeva näha ja siis ütleme siis, kellel ei ole suurt valikut, siis ta ei testi ka, võtab selle, mis nii-öelda elu pakub. Mul on selle küsimusele teine täiend küsimus ka, mida sa võib-olla tead, ei mäletaks, ma sulle selle kirja panin sinna, aga meie jutt ka praegu viibi nagu edasi seda küsimust, et me rääkisime enne pahadest poistest ja headest poistest. Mina olen oma elus võrdlemisi olnud see hea poiss, kukupai ja vahepeal olen pätti teinud ka, eks igal poisil on mingi etapp, kus ta ühel või vähemal viisil või rohkem on vähemal viisil natukene teeb siukest pätti asja kaasa, aga ma ei ole nagu seda teed kunagi läinud ja ei ole aru saanud sellest lõpuks enam. Ja ma olen saanud seda friend zone'i nagu sitaks ja see on tohutult haiget teinud. Ja mitte mul enam tänasest trauma oleks, aga näen, et see mulle väga palju haiget teinud noorena. Ja ma ei mõistnud kunagi, miks tüdrukud ei taha mind, kui ma olen nii safe, turvaline ja tegelikult ma olen see isa, keda sa tahad oma lastele. Tõenäoliselt. Aga et noorena sa ei mõtle selle peale, sest et sul on ju lapse saamine siin ju sitaks aega. Ja kuidas on nüüd naistega? Mis sa arvad? Kui me vaatame nüüd, räägime korraks nüüd naistest ja kes kuulavad, vaatavad, palun kommenteerige või kirjutage kuskile, kui tahate midagi jagada, see on väga oodatud terve arutelu. Mis sa arvad, Mihkel? Kumb on parem naise materjal ja kuidas me nüüd seda defineerime? Kas on naine, kes on siis see pilt ilus, kelle ümber tiirleb mesilas mummudena meeste armee? Või on naine, kes on ka ilus, aga ta ei ole võib-olla nüüd siis nagu see modell ilus, aga ta on täpselt see ema pikaajalise suhte materjal, kellest võib-olla ka väga palju mehed unistavad, nii nagu vastupidised ka meeste osas enne. Olenebki, mida sa otsid, on ju. Mida sa otsid? Kes see parem naine on siis? Kui sa räägid praegu, et keda võtta endale laste emaks. Täna ma kindlasti võtaks kedagi, kes on mingisugused, ütleme väärtuspõhine, kui on tugevad moraalid, hea tüdruk nii-öelda, versus see, kui minna, nooremana minnakse ikkagi nagu välimuse järgi. Et võib-olla see armumine on seal tugevam, eks ole. Aga see absoluutselt ei garanteeri, et te sobite või et seal on mingisugune jätkusuutlikkus. Nii et kindlasti selline, kuidas öelda, kõlab halvasti, aga teha kompromiss välimuse koha pealt. Võtta keegi armas ja hea pigem. Kindlasti, kui sa tahad midagi nagu pikaajalist luua, ütleme. Huvitav, kas ma eksin või me eksime praegu, kui ma julgen öelda seda ka, et need samad piltilused naised enne, toome näite, keda me praegu siin kirjeldame üleval pool skaalas. Nemad ju mingid ka tõenäoliselt osa neist,
tahavad maha rahuneda ja tegelikult stabiilset suhet ja lõpuks ka võib-olla järglasi saada. Kas nemad teevad nüüd siis hiljem selle valiku hea mehe, hea poisi suunas, mis iganes finantsilistel või turvalisuse või põhjustel pigistavad silma kinni nii-öelda siis selle välimuse koha pealt samamoodi või nad pigem lähevad ikkagi paha poisi teed ja ei muuda seda mustrit või enda harjumuspärasust või meeldivust? Mis sa arvad? Kindlasti seal kusagil pärast 30 tahavad nad ka nüüd aitab, nüüd ma hakkan heaks. Et selles mõttes nüüd ma tahan midagi rahulikku ja stabiilset, et lihtsalt siis enam ei ole nagu nii suur valik, kui oleks olnud kunagi. Sest et hiljem ju tegelikult ei taha see hea poiss ka enam võib-olla mingisuguse suure läbisõiduga kaunitari, kes on hakanud närtsima. Nii et maksab kätte hiljem. See lihtsalt on huvitav nagu ühiskondlik nagu vaatevinkel, et teistpidi võiks siis olla nagu see justkui nagu hoiatus sõnum noortele poistele, võib-olla, kes on koolis ja just minusugustele, kes olid, et tead, ära lase pead noor Kriss, kui sind võib-olla need kõige ilusamad tüdrukud kohe ei taha, mitte ma kõigile järgi jooksin, aga mõni üksik oli, kes meeldis ja ta meeldis väga paljudele. Aga et ära muretse, et sul on 15 aastat pärast lootust, võib-olla. Küpse rahulikult. Et küpse rahulikult on, et sa saad oma revenge'i nii-öelda kunagi. Aga siis teistpidi naistele saab ka soovitada noorele tüdrukule siis, et aga vaat, see on see, mul tekib see koht, aga ei saa ju öelda, sest et seal on see puhas toores primitiivne ihatõmme nende pätipoiste välimuse suunas noor tüdruk. Ma arvan, et tihtipeale enamus võib-olla ei mõtle selle peale, et 15 aasta pärast, võt näed, see klassivend oleks jube hea isa või mu mees. Ta ei mõtle sellele. Tõenäoliselt mitte, jah. Siis noorena ei mõtle üldse, jah. See ei ole mitte huvitav paradoks tegelikult siin maailmas minu meelest just see koht, et me tegelikult eirame mingis vanuses ühte, lõpuks läheme ikka selle juurde, aga et kui retsilt tegelikult domineerivad või kontrollivad meie emotsioonid, eluetapid, hormoonid, ühiskond ja kõik seda. Instinktid. Et nooremana on nagu raskem üle olla instinktidest ja olla moraalne. Hiljem, eks ju natukene mõistuse roll nagu kasvab ja kogemused ja kõik. Päris huvitav. Ma teen veel kord selle meeltuletuse ka, et meil on loosimine, kirjuta kommentaar, aitab Ibast ja pane like videole, pane like Mihklile Instagrami ja osaled raamatu loosimises ja kui sa suuda ära oodata raamatu loosimis, siis palun mine mihkelsurva.org oli nii, kasuta koodi kala ja saad see raamatu endale soodsamalt. Nii, aga enne kui me jätkame sinuga, Mihkel, ma tegelikult, mul on igale saatekülalisega kingitused. Sul kingitused meeldivad? Ikka. Mul ikka, kellele ei meeldiks. Meil on saate sponsoreid, neid on üksjagu ja neid tuleb juba järgmistes saates paar tükki juurde. Aga ma annan sulle kiiresti ära, raiskan mõned minutid, ma annan ka saate toetajatele väikse eetri, aga sulle kingitused ka. Esmalt on mul sulle Roof Terrase kodumaise sellise tütarlapse brändi poolt loodud eeterikõlidel baseeruv küünal. Ma ei tea, kui suur küünne armastas oleb. Mul oli valida, kas anda sulle küünal või kodulõhnastes. Ma mõtlesin, et küünal on vist valikus praegu rohkem paremini. Et kui ise ei taha, saad kellelegi kinkida. Aga küünal sulle. Kui keegi tahab, siis roofterras.eu ja kui sa kirjutad märkuste lahtrisse ostukorvis tellimuse hetkel Kriss Kala, siis sa saad üllatuskingituse kaasa. Siis mul on pakkuda sulle veel omakorda Mama Kakao, 2 noort tüdrukut, kes toovad siis otse Guatemalast puhast toor šokolaadi, toor kakaod, šokolaadi ja kakao kujul, see on ka sulle, et kui keegi tahab minna vaatama, siis mamakakao.eu on tüdrukute veebiaadress. See on väga populaarne, on ju? Jaa, on tseremoonia värgid, et see kõik see kasvab, eks ole, inimesed väga teaduslikult tüdrukud räägivad, väga kihvti asja teevad, väga maitsed šokolaadid on, nii et anna ka hullud. Ühtlasi afrodisiaakum, me täna räägime siin palju ka suhetes seksist, nii et afrodisiaakum tõstab ka hormonaalselt oksütotsiini hormooni, armastushormooni ja tekitab iha, nii et tooršokolaad kulub alati ära. Teine pool on mulle sulle siuke
väike ankeet, see on siis ärevuse ja krooniliste haiguste puhul ja siis on tervele inimesele sportlasele väike siuke prinditud välja, kuidas manustada. Täida ära. Kuidas manustada, aga tegelikult on mul sulle siin Contamo brändi poolt siuksed 2 pisikest, kokku 240 milliliitrit vedelal kujul tarvitavat magneesiumit, mis on väidetavalt, ma ütlen väidetavalt alati, sest et ma ise ei ole neid teadusuuringuid uurinud, aga tegelikult uuringud näitavad, et ta on maailmas täna üks ainukeseid 99% ulatuses imenduvaid magneesiumi vorme. Ta on põhimõtteliselt sama, kui sa läheksid arsti juurde sünn läbi ja siis süstiksid intravenoosne nende magneesiumi verre, ta on nii tõhus. Nende magneesiumi, mida saad juua veega ja ma ei tea, kui suur raamatus ära kohe paljud neid joos, ei ole eriti hea maitsega, sega pigem veega või mingi smuutisse tilgad sisse. Ja nende poolt 4 raamatut nende poolt sulle enda harimiseks, kui sa tahad. Need kõik võib pärast panna laua alla, ei pea sul siin ees olema, aga lihtsalt ma annan ära, meil on kuidas seljatada kilpnäärme alatalitust, kõik, mida teame naise tervisest, selle võib kinkida kellegele ärevusest vabaks, ehk kuidas on magneesium seotud tegelikult ärevuse stressiga ja eraldi magneesiumi raamat. Palun. Need on ka sulle. Kui keegi tahab neid endale saada või magneesiumit osta, siis contamo.ee sooduskood podcast annab sulle -8% kõikide tootele. Ja viimane kingitus, Mihkel, siis me läheme edasi sinuga. Viimane kingitus. On veel üks raamat. See on minu sõprade poolt, kes on Million Mindset kirjastusest. Tõlgivad siis klassikuid ja välismaa raamatuid eesti keelde ja üks neist on siis Simon Sineki raamat Piirideta mäng, nii et kui sul on huvi enda mindseti arendada, siis saad ka seda lugeda ja kui keegi tahab endale miljoni repertuaarist mõnda raamatut soetada, seal on ka minu viimane raamat, siis minge million.ee ja kasuta sooduskoodi Kris Kala ja saad siis sealt ka endale natuke ostukorvilt alla. Vot, selline oli meie saade toetajate segment, need võib ilusti laualt siit ära kaotada. Ja meie jätkame nüüd sinuga ja teemaks on meil siis just nimelt see, et mida oled sina täna siis ütleme 10 või viimase 20 aastaga õppinud armastustest ja suhetest nagu üldistavalt kokku, kui sa peaks mingit taipamisi välja tooma, siis mis oleks see põhiline 1-2 olulist, mida sa tahaks nagu edasi öelda, mis päriselt aitaks kedagi, kes on võib-olla nooremas eas ja alles kogemas või läbimas neid kadalippe, mida sina oled tegelikult kogeda juba saanud? Ma arvan, mis puudutab naisi, ongi see, et mingi hetk nagu kaovad illusioonid ja sellised nagu romantilised vaated nagu ära ja tuleb selline nagu reaalne käsitlus. Naised on, mis nad on, ei maksa nagu niiga palju fantaseerida. Ma ei tea, see kõlab võib-olla karmilt, aga kui sa nagu jõuad sellise teadmiseni või nagu rahuni, et siis tegelikult see on väga nagu kainestav. Et laske lahti illusioonidest. Aga see tulebki noorele inimesele seda kogemustega. Aga mis see mõni illusioon oleks näiteks, kui sa mainid illusiooni? Üldiselt see pilt ikkagi, mis maalitakse, on üdini lojaalsed. Ilm nagu eksimatud tegelikult on ju. Et ikkagi nagu suksed haldjad. Ja meesterahvad on, eks ju, siis sead. Privilegeeritud sead, eks ju. Ja kuritarvitavad, petavad, kõik see, mis me kuuleme tegelikult, on ju. Aga naistest üldiselt nagu räägitakse väga hästi. Et aga tegelikult on ju olemal head vead, on ju. Absoluutselt, kõik on tegelikult lõpuks inimesed. Just. Aga kui nagu lähtuda sellest, mismoodi meid kajastatakse, siis ikkagi mehi üsna negatiivselt on ju. Ja võib-olla see pilt natuke nagu mõjutab ka nagu siis noore mehe ootusi naiste suhtes. Ja tekivad teatavad võib-olla ootused ja aga siis ajapikku, kui sa nagu suudad sellest nii-öelda propagandast üle olla või lahti lasta, siis tuleb siuke mõnus rahu. Kuulates siin ma püüdsin nagu mõelda selle peale, et mida mina oskaks nagu soovitada. Mul on täna selja taga üks ja ainukene tõsine suhe. Enne seda oli nagu puberteedias seal 9., 10., 11. klass üksikud suhted, mis kessid aasta ja pool aastat, eks ole, aga neid ei saa nagu nimetada nagu suhteks. Sa olid ikkagi ise veel alaarenenud, see mõttes mitte mingi hälvik, aga mõtlen, et aju ei arenenud välja alles. Ma ei tea, mis ta on 25. eluaasta tegelikult küpseks on ju. Enne seda ikkagi oled sa tegelikult
teaduslikult oled ikkagi tegelikult see laps, aju on välja arenemata veel inimesele, siis pole ime, et me tegelikult teeme seal 20-aastased mingisugused täiesti idiootsuseid, sest me tegelikult ei ole veel välja arenenud. Aga võttes nüüd nagu täiskasvanu elu, siis 12 aastat on ühe sama partneriga selja taga, seal on ka üks laps tekkinud ja teine laps on üleval korrusel puuris ja koer siis see pole tekkinud, aga see on võetud. Aga mõtlen, mis minu nagu üks suurimaid taipamisi on just see pool, et avatud kommunikatsioon, suhtlemine. Nagu kõige vältimatum osa üldse, mida ma olen otsinud enda suhetes kõikidest varasemalt ka ja selle ma nüüd siin olen saanud ja õnneks, ma ei ütle, et mul on nüüd see mingi hookus-pookus naine, aga mul ei ole seda iba. Ma lugesin seda raamatut, 80+ lehte läbi, lappasin niimoodi. Tead, võib-olla ühe leidsin, mis on mingi nurga alt selline, mida ta võib-olla on kasutanud mingis varasemas etapis. Mis oli? Ma ei mäleta isegi enam praegu täpselt, aga see kohe siin algus kuskil. See oli midagi väga süütud, see ei olnud üldse isegi suhetega, mingi armastusega seotud, vaid see oli mingi muu üldse valdkond. Ja ma vaatasingi, mõtlesingi, et issand, mul ei ole seda iba sellise viisil täna olnud ja mul ei ole draamat kui sellist, mida ma mäletan varasemast nagu nooruspõlves, kus oli mingi pseudodraamat, et ma olen solvunud ja vaata. No. Mul ei ole, ma ei koge seda ja mul on nagu nii rahulik kõik olnud siiamaani ja ma ise olen inimesena, mehena ilmselt väga rahulik ka, ja ma ei ketre ega ei küta üles siin lambist. Et ja vahel juhtub. Kommunikatsioon on see, mis ma ütlen, mis mind tohutult aidanud nagu seda suhet nagu mitte hoida, mitte ainult hoida, vaid ka nagu, mitte ka päästa, aga ütleme hoida nagu jätkusuutlikuna ja üksteist austavalt on see, et lihtsalt aus suhtlemine, midagi on perses, midagi häirib, siis fucking räägi välja nii nagu on. Ja kui siis ei suuda, siis okei, tuleb see mõni päev aega, aga lõpuks ta ikkagi avaneb, et kuidagi luua see vundament või see pinnas mõlemale me saame rääkida avatud kaartidega ilma. Kohe on ju, et see ei jäta endasse ketrama seda või ei teki mingi kohta, kus lõpuks tunnen, et ma ei tahagi rääkida, ma pigem hakkan siis valetama juba, nüüd on hilja rääkida. Ei, räägi välja ja kui tulebki välja hiljem, et sa valetasid või tõesti midagi varjasid, siis ka sellest saab rääkida, ma ei julgenud sulle öelda sellepärast, et mitte mis iganes pseudo muud probleemid on. Kommunikatsioon tooks mina nagu välja. Suurepärane. Mul on hea veel, et sul on siuke ibavaba elu siis ütleme. Veel. Me kunagi ei tea, elu on ikkagi muutev ja elu on muutuda ja inimesed teeb muutuda ja äkki mul ka katussõitma hakkan hoopis ise iba ajama, ma ei tea. Kunagi ei tea, jah. Aga 12 aastat ikkagi tundub juba selline päris kõva vundament. Pigem ma loodan. Et see iba oleks ikkagi juba ilmnenud varem võib-olla. Aga nii. No, ma usun, et tal mingisugused väiksed nipid on ju. Kindlasti. Kuidas sulle läheneda, mida võib-olla natukene varjata siin seal on ju. Ja ma ise mehena teen isegi võib-olla rohkem neid, kui niimoodi nagu öelda võib. Meile sinuga rääkisime ka sellest, et see on see solvumismäng on ju. Et keegi ütleb midagi või teeb midagi ja siis naine näeb mind kohe läbi, küsib midagi viga või mis juhtus on, et ma näen midagi näost ära. Ei, kõik on hästi või kõik on normaalne. Sitta ta on normaalne. Okay. Ma ei taha tegelikult öelda, vaata mingi põhjus välja. Ja mitte alati, aga mingid olukorrad on. Ei, mehed jonnivad ka, come on. Just, ja ma jonnin mõnikord täiega ja siis ma näen tegelikult, et ta perse ta näeb mind läbi, saad aru, ja ma lihtsalt valetan talle näkku, teades, et ma valetan ja ta teab, et ma valetan. Ma mängun seda. Siis teeb mulle ka, et okei. Sellised lõbusad suhtemängud. Jah, siis teeb okei, et mängi siis, et küll sa lõpuks jälle tuled mu juurde rääkima, ma tean, sa räägid välja lõpuks mulle. Siis mul läheb mingi tund mööda ja siis ma räägin talle. Et aga ta teades, et mul on. Teatav jonnimine natuke värskendab ka, on ju. No, vahel on lihtsalt jälle, aga seda ei kontrolli, ma ei tee seda meelega, ma nüüd otsustan praegu, nüüd ma jonnin. Kusjuures seda on naiste puhul uuritud, et mingid brain scan'e tehti, et neid lausa nagu rahustab aeg-ajalt, kui on väike tüli. Ja kui seda ei ole, siis nad kisuvad selle üles. Et see on nagu nende nagu natuke nagu normaalsus. Päris huvitav. Ja sellega nad näevad siis, et mees siiamaani hoolib, ta läks närvi. Ja kui on mingi suke olukord, et täiesti ilus päev ja naine hakkab tühjast kohast äkki midagi kiskuma üles. Ja siis teeskled sa lähed natuke närvi ja siis naine rahuneb maha. Kõik on hästi, yes, ta hoolib ja siis minnakse edasi. See on nagu väga-väga levinud ja suke evolutsioonilises plaanis juba. Siis see kirjutatud selline. See on nagu mingi psühholoogilised Hunger Gamesid lihtsalt, et mängidki mänge lihtsalt. See oli mingi viis, ma ei tea siis mingid iidsetel aegadel kuskil, ma ei tea, hõimu või mis keskkonnas, et näha, et see, kas ta ikkagi läheb nagu veel, kas ta hoiab minu poole. Kinnitus. Kas ma suudan teda veel nagu nii-öelda siis emotsionaalseks teha enda suhtes. Päris huvitav. Siis vastus oli jah, siis naine rahuneb maha. Nii et seda nagu reaalselt uuritud.
päris huvitav. Et naise nagu siuke õnn ja rahu on nagu kerge väike aeg-ajalt ja tüli ka. Nii et see on huvitav. Tuleme selle raamatu sisukorra juurde ja lähme siit korraks nagu teemade haaval. Ma olen siin nagu suurte segmentidena pannud mõningaid küsimusi kirja. Mõni paragraaf või punkt nagu või peatükk saab nagu justkui rohkem tähelepanu, aga sellest ei ole midagi. Su raamat on üles ehitatud põhimõtteliselt 9 ibatüüpi pluss siis meeste iba ehk... Ma loen ibatüübid korra ette, et meil on siis tulemas siin täna juttu veel tähemärgi ibast ehk udujutust, meil on tulemas juttu paarisuhte ibast ehk kammist, olme ibast ehk nääklemisest, seksuaalsest ibast ehk sondeerimisest, Tinderi ibast ehk õngitsemisest, sõbrannade iba ehk klatšist, jalgpalli iba ehk pläkutamine, aforismide iba ehk targutamine ja pensionäri iba ehk kelbas. Need on päris huvitavad see mõttes nagu sõnavalikud aga tuleski siis alustaks sellest tähemärgi iba jutust, et ma saan aru, et sa ise ei pea ennast väga võib-olla, ma nüüd võin eksida, parandab palun mind, kui ma eksin, aga mulle tundub, et sa ei pea ennast väga esoteeriliseks inimeseks, ei ole väga spirituaalne. Just väga spirituaalse kontekstis nii-öelda igapäevaselt ei hõlju, aru saadab. Mina ka ei niimoodi hõlju, aga ma seda olen elanud 15 aastat, aga mitte niimoodi nagu siin, et ma nüüd olen kuskil kommuunis ja suitsetan ja kallistame ja ma niimoodi ka ei ole teinud, aga mingi piirini ma nagu olen läinud. Pigem vist intellektuaalselt rohkem. Ja siis mul on küsimus sulle, et sa tood välja selle ka, et inimesed tihtipeale just siis jutt on naistest, eks ole, me räägime ikka raamatus, mis on naistest enamasti. Ma ütlen mehed niimoodi teie, aga praegu on jutt naistest. Et mis sa arvad, või miks sa ütled raamatus ka seda, et paljud naised peidavad ennast oma tähemärgi taha? Ja mida sa tegelikult mõtled sellele? Kas sa oskad tuua ka mingeid näiteid, mis enda elust on välja karanud, sest raamatus tegelikult tood neid hulgaliselt? See on paar aspekti. Mehe puhul nad proovivad siis seda nagu väga tihti varakult teada saada. Mitte, et nad oleks nüüd kõik süvitsi mingisugused väga spiritualistid või astroloogiasse süvenenud tegelased, aga nagu pinnapealsel tasandil on ju. Seda teevad enam-vähem kõik naised, kas ma klapid mingi teatud märgiga. Et see annab siis nagu mingit kinnitust meeste puhul. Nad arvavad, et nad kontrollivad mängu siis. Eks ju? Nad arvavad, et nad teavad, mida oodata. See rahustab nagu natuke maha. Aga enda tähemärk annab nii-öelda vabandab välja teatud eksimused. Ma tegin seda sellepärast, et ma olengi siuke taeva poolt juba määratud. Siuke vastuolu? Kerge? Et läksime lahkusest, et tead mis iganes. Ma olen lõvi ja sa oled kala. Sa oled mingisugune kala. Need asjad lihtsalt ei matchi. Siuke... On päris huvitav tegelikult, kui ma seda kohta lugesin, siis ma sain nagu muiata korralikult, sest et jälle, ise ei ole ma seda suhtestandardi kogenud ega kuulnud, aga ma olen neid lauseid ja neid vestluseid nagu kuulnud ja lugenud enda kohta. See on lihtsalt tõesti pani mõtlema, et kuidas see nagu nii vastuoluline on ühtepidi ja teistpidi ongi see, kui sa usud seda tähemärgi juttu, sa tõid seal hästi huvitava punkti välja ka just nagu sellise debativiisiline, et kui sa usud seda tähemärgi juttu, et just kui on õige partner ja siis ikkagi lähete lahku, et siis kuidas siis nagu sai seda usaldada, kus siis kadus nüüd selle tähemärgi tõde jutt? Ja siis hakatakse seda seal välja vabandama mingisuguste muude mõjutustega. Aga ta oli ju kuu lõpus. Järelikult siis ikkagi see, mis iganes skorpion leiab noaga mulle sealpood päe juba, ma ei ole ikkagi päris veevale. Ühesõnaga. Armastatakse tõlgendada kõike nagu mingi supernatural, et see nagu vabastab vastutusest. Puhtaks. Aga mis ise kogenud oled? Oled sa päris jälginud seda, milliste naiste nii-öelda, kui on tulnud jutuks need tähemärgid ja sodiaagi ja seda kõik see voodoo hookus-pookus, et kas seal on olnud sinu jaoks ka mingi kohti, kus vaata, et kurat tõesti need, selle inimesega on tõesti klappanud päris hea? Ma olen nii palju kuulnud seda naiste suust, et mul on endal meeldanud juba, mis märgiga ma just kui peaks nii sobima. Aga paraku mitte. Ma panin ka selle sisse sellepärast, et tegelikult on see asi ikkagi andnud väga vastandlikke tulemusi. Et ühest märgist on ikka nii kardinaalselt erinevad inimesi olnud ja läbisaamiseni, et see siiski nagu on rohkem niisugune
naiste enda mäng. Päris huvitav, kas meestel on ka midagi, mille peale nemad nagu toetuvad sarnase nagu näitena või analoogina? Ma olen kuulnud, et ta on nagu aina populaarsem meeste hulgas ka. Et jälgitakse rohkem. Ma olen kuulnud siin mõne tüübi suust, poleks elus uskunud, ütles, et ta on ju kaljukits. Mida? Et see jääb nagu natuke meestele külge ka. Aga selle kõrval, millest mehed nagu juhinduvad. Ma püüan nagu enda peas ka mõelda korra ja samal küsin sinult, et kas on midagi, mida ma nagu ei tea, mehed on ikkagi natukene primitiivsemad, vaatavad ilu järgi. Mõtlevad alumise peaga rohkem. Alguses kindlasti on ju. Et see on see esimene signaal. Ikkagi kiindutakse välimusse ja siis hiljem hakkab selguma, kellega tegu on. Tead, mulle kohad tegelikult, ja paranda, kui ma eksin, ja võib-olla see on minu kogemus olnud, aga ja võib-olla sul on teistmoodi. Aga mulle täna tundub, et kui ma täna peaksin nüüd otsima uut naist, oletavalt rääkida, hüpoteetiliselt rääkida, kui ma täna peaks nüüd vallale olema ja uuesti hakkama uut naist otsima või tegivad need tinderdamised või ma ei tea, mis iganes viisid on, siis just nimelt mul on enda suke tunnud, et fucking good luck lihtsalt, sest ma lihtsalt ühtepidi ei viitsi seda teekond enam ette võtta ja teiseks mulle tundub see täna nagu nii fucked up keeruline olevat, et ma olen vist siis elu lõpuni pigem üksi. Sest ma täna näen, et mida rohkem vanemaks ma saan, ma olen nüüd 34, mitte väga vana, eks ole, aga vanemaks saanud, ma täna tunnen, et täna on nüüd tegelikult ka mul mingid parameetrid, mida ma väga tugevalt ja nagu mõne mõttes nui neljaks nagu tegelikult jälgin. A la, ma ei tea, kas on siis mingi toitumisviis, eks ole, või suhtumine ellu või mingi väärtus või et ma ei suudaks enam koos olla X sellise inimesega või suudan täna olla koos kindlasti, näed X sellise naisterahva, kui ta sellise käitub või selline on. Mis on hästi huvitav, tegelikult ise panen jälle ennast nagu hästi ja kasti, aga need on tekib mingid nagu väga tugevad mängureeglid, mis maas ma tahan mängida. Ja sa põhimõtteliselt pääsesid oli nagu viimasel hetkel. 12 aastat tagasi oli siis 22 saamas. Ma mõtlen just, et mis aasta oli? See oli aasta 2025, 2013, jah, see oli 2013 algus. Jah, et siis oli ikkagi nutitelefonid nagu enam-vähem värskelt. Jah, nad ei olnud veel sellised. Ma ei tea, kas Instagram Insta oli olemas mõned aastad ikkagi oli olnud juba, jah. Aga ta ei olnud kindlasti selline nagu ta ei olnud sukast globaalset haaret, on ju. Nii et jah, sa pääsesid vedas sul. Et ja see asi on läinud karmiks, jah. Ikkagi, ma ei tea, 90% ulatus ma julgen pakkuda on kolinud, eks ju, netti, teitimine, kohtumine. Ja seal on omad parameetrid, eks ju. Ei, seal on ju väga lihtne ka ennast mitte näidata sellele, kes tegelikult oled enne vähemalt mõnda aega, on ju. Ma jah, päris huvitav. Selle tinderdamisi me ka kohe jõuame, sest et mul väga meeldis vahepeal toon neid referentsid raamatus ka. Raamatu alguses on sul kohe välja toodud CV, seda oli üldse see ülesehitus, minu lugu, minu CV, seda oli väga põnev lugeda. Ma alguses ootsin, et tulebki pikk elulugu, kui sa hakkasid siin neid alampealkirju panema sündinud, eks ole. Siis ma sain aru, et okei, kõik on läbi huumori prisma üles ehitatud. Ja kui ma jõudsin nagu koolitusteni ja selle CV osani, kus on siis nii-öelda see suhtealane või armastusalane kogemus naistega, siis ma lugesin, vaatasin, et holy shit, lihtsalt nagu what the hell. Ja siis loen sindeni ja vaatan, et täitsa pekkis, kui erinevad me oleme nagu. Ja meil on neid mehi ja naisi, kes on elanud täiesti erinevat elu sinust minust. Ja mul on üks suhe ja mul on üks seksuaalne partner olnud, tänane naine. Ja siis ma mõtlen nagu, et what? Terves elus. Ja ma olin 21, 22, no sama naine, temale kaotasin süütuse, ma enne ei tekkinudki võimalust. Ja ma ei tahtnud ka. Kuidagi ei olnud seda hetk, nagu ei tekkinud tunnet. Ja ma lugesin, mõtlesin. Niisugused lugusid on, aga nad ikka. Aga inimesed on nii erinevad. Ja see on nagu ülipõnev on olnud seda lugeda, nagu, et issand kui kihvt ja samal ajal ilma, et mul oleks kogemuse, mida sul on olnud, ma saan aru, millest sa räägid. Ja see näitab mulle seda, et sa oled pannud täkkesse millegi väga heaga. Kui inimene, kes on põhimõtteliselt sölipaadis olnud terve elu ühe partneriga. No see on hea märk, jah. Saab aru, millest sa räägid. Just. Sest ma tegelikult ei tohiks aru saada sellise viisil, aga ma saan. Eks ikkagi ju elad selles kultuuriruumis, sa ju tegelikult kogu aeg kuuled midagi või puutud kokku kellegi lugudega, et siis sa tegelikult tead adud, mis see reaalne situatsioon tegelikult praegu on. Täiega. Kas siin raamatus enda kogemusena on kirja pandud või jäänud ka välja mõni
eriti valus või eriti naljakas kogemus, mida sa lihtsalt ei ole tahtnud siia jagada või vastupidi, see on siin kirjas ja see on sul isegi numbriliselt meeles, mis lehel see on, et inimesed, kes praegu siin saavad, võiks minna tegelikult kohe piilumast, et see on lihtsalt nii humoorikas pesuõhe näide elust endast. Kõik ikkagi on sees, ma põhimõtteliselt, sealt, kus ma inspiratsiooni sain, need olidki need valusamad kohad, on ju. Nii et ei jätnud midagi välja. Nimed jätsin välja. Kus see mõte tekkis ka huvitav, kus oleks nimed sisse pannud? Ei, mul ei ole sukest ambitsiooni või kavatsust, on ju. See ei ole üldse oluline. Aga on mõni kirjutanud sulle ka või? Muidugi raamat on veri värskese mõttes, kas keegi on sulle kirjutanud või need võib-olla tulevad alles, et kuule, ma ootan neid. Sa kurat räägid minust praegu siin. Ma olen mõelnud selle peale, et kas sealt võib, ühesõnaga, ma olen asja ikkagi teinud nii anonüümseks, kui seal ei ole võimalik kedagi tuvastada. Aga kindlasti mõni inimene ise võib ennast ära tunda, lihtsalt keegi teine ei tunne. Nii et saab näha, kas ma tuleb mõni kiri või tule. Aga üks solvumine oli. Üks solvumine oli, ma nagu eeltrükki andsin ühele kunagisele. Lugeda. Ja, siis ta pahandas seal. Solvus. Aga oli pigem tema nagu tõlgendus sellest. Et saab näha. Kuidas mind risti lüüakse ja kelle poolt, ma ei tea. No ma loodan mitte väga palju, aga mõned ikkagi tulevad, ma usun. See käib asjaga kaasas. Ma loodan. See mõttes kõik kaasas, et mulle tundub, et vahet ei ole, mida sa täna teed ühiskondlikus võtmes. On neid, kellele sa ei meeldi ja on need, kellele sa tohutult meeldid. Ma olen valmis selleks enam. Ma võtan kinni sellisest paarisuhte iba sektorist, mis on teeme väikse pausi ja selle tagama. Ja tegelikult tahaks küsida sult, sa tegelikult väga hästi selles siin raamatus ka kirjeldad seda ja ma sain elukaaslase koos, saime kõvasti naerda, lugesin talle ette eile mõningaid siit ja selle koha just, see oli väga värvikalt kirjeldatud ja siin on tõesti, ma ütlen, ma selles mõttes hoiatan, ma tegelikult ei peaks hoiatamast, et need, kes kuulavad mind, teavad, ka mina olen roppusuuga ja saadetes nii mõnigi kord ropendan, aga siin on väga illustratiivseid kirjeldusi nii mõnegi selgituse juures läbi Mihkli enda sõnade, mis mind panevad naerma ja ka sind, aga ma lihtsalt hoiatan, et siin on asju, mis võivad ka mõne mõttes nagu manada sulle väga värvikad pildid silme ette, kui sa oled inimene, kellel on väga kujutlusvõime. Ja see minust lihtsalt vonki juurde, kui ma suudan näha seda, mida sa kirjeldad. Mind täitsa huvitab, mis koht see oli? Seal oli see, ma ei mäleta, kas see mees tripparit jälgine, kus parem või osa kunagott läheb suhu. Ma lugesin, mõtlesin, et issand, kui hea sõnastusega lihtsalt nii hästi kirjutatud. See oli hea, et ma tahaks ennast natuke tuulutada. Tahaks natuke tuulutada. See on päris humoorikas asi. Aga lähme randa jalutama. Tuul puhub ja käest kinni saad tuulutada. Ei, tahaks ennast sinust tuulutada. Mis see tegelikult tähendab? Sõbranadega välja. Mis mitte Hollywoodi. 3 vallalise sõbranaga. Mis seal saab valesti minna. Nii et sellised päris naljakad asjad on öeldud. Ja see on nii huvitav, kui me loen selle, see sama ka, mis tahtsin just öelda, teeme väikse pausi. Et need on nii nagu süütud laused tegelikult. Ja tulevad nagu justkui nii nagu siiras kohast isiklikust vajadustest naiste poolt. Ja võib-olla meeste poolt, kui sa kasutab sama asja. Aga see tagamaa, ja ma ütlen alati, aga tagamaa väga tihti on hoopis midagi muud, kas alateadlikult või nagu teadlikult, nagu taotluslikult lähen, et tegelikult tahan midagi muud. Ja küsimus ongi see koht, et see sama teeme väikse pausi, see viitab tegelikult sellele, et teeme suhtest väikse pausi, aga see mitte kunagi üldiselt tähenda seda, mida ta tegelikult selle lausel mõtleb. Ja mina olen ka neid lauseid noorena kuulnud nendest nii-öelda, ma ütlen täna siis nagu mõttetutes suhetes, mis on pubekajas. Teeme pausi, tunnen praegu, et vaja on natuke oma aega. Ja see paus mitte kunagi jäänud pausiks. See tähendab seda, et fuck you, Chris. Doors closed. Et nagu igavikuline paus on. Jah, ja ma täna mõtlen ka, et mis kuradi paus, miks mul peaks vaja olema nagu suhtest nagu pausi või nagu ta tahab jätta endale siis optioni. Hingamisruumi optionit enne, oleme vabalt. Ta tahab midagi muud katsetada ja kui see läbi kukub, siis tal on vähemalt taganemist tee. Et ta ei taha päris nägemist öelda veel. See on iba, klassika.
Need näited on siin raamatus väga palju erinevaid, aga just need näited illustreerivadki seda, miks raamatu pealkiri on ka naise iba, et seal on üks lause, mis tundub niivõrd süütu ja tolerantne ja mõnus ja tore ja kaasarvestav ja kõike muud, aga tagataustal väga tihti on seal see tähendus midagi muud ja see tegu, mis see võib järgneda ka, on midagi muud. Ma nüüd ei ütle, kõik naised on litsid ja mehed on head ja mehed on sitapäed ja naised on head, aga lihtsalt väga tihti me tegelikult ei anna endale ka aru, mida me tegelikult mõtleme, kui midagi sellist ütleme, sest see taustal on midagi muud. Seal on mingi muu nagu taotluslik tegevus või mõte tegelikult taustal. Ja siin on nii illustreerivalt nagu ette toodud need näited erinevatest kohtadest, erinevatest eluvaldkondadest ja etappidest, mis lihtsalt loed ja paned mõtlema, et täitsa pekkis, kuidas me ise nagu aru ei saa, kui need laused ütleme, mida me tegelikult, miks me otse ei ütle siis? Ma tegelikult tahan minna magada selle, ma ei tea, teise Peetriga ja kui Peetri välja ei tule, mis sa arvad, kas võiks uuesti sinuga proovida? Ütle siis otse, et siis ma saan aru, see on valus, aga siis oleks vähemalt aus. See on mehe mõtlemine. Oleks aus vähemalt, valus, aga aus. See ei läheks läbi, on ju. See ei läheks läbi, võtaks kuust ära vaatama. Sa pead võtma iba appi, on ju. Kui sa tahad mingisugused machinatsioone korraldada, on ju. Me rääkisime enne kommunikatsioonist ja ma vaatan, mul on selle kohta eraldi küsimus püstitatud ka, et number 9, et millest tekib sinu arvates tänapäeva suhetes kõige rohkem möödarääkimisi ja probleeme? No tänapäeval ikkagi sotsiaalmeedia tulek ja see, et kõige rohkem probleeme tekitab see, et sul on põhimõtteliselt mitusada miljonit inimest tagataskus. Kellega saab ajada asja. See on number 1, aga muidu ongi see lähenemisviis ja erinevad keeled, on ju. Üks räägib iba ja teine aplausti, no. Ja naised siis ootavad, et intuitiivselt sa saaksid aru kõikidest vihjetest, on ju. Aga tihti see nii ei ole ja siis, kui mees hakkab jonnima, kui on mingi lihtne ibarism, on ju. Mine siis, kui tahad. Sa saad aru, et see on ei, on ju, ära mine. Aga sa võtad sõnasabast kinni ja lähed ikka, ja siis pärast saad talle öelda, et aga sa ütlesid, et mine, on ju. Ja siis tegelikult on ju, tüli on majas, on ju. Aga vahest mehed siis nagu teesklevad, et nad ei saanud aru, et nad tegelikult ei tohtinud midagi teha. Ja siis on jällegi tüli majas. No mingid suksed asjad. Ütlen, mulle kohati vahepeal tundub lihtsalt tegelikult see, kui ma vaatan inimsuhteid või inimesi üldse ja see ei pea üldse olema ainult nagu mees naise puhul, vaid ka sõprade ja sõbrannade puhul. Et seda valesti tõlgendamist, jälle see judge the book by its cover on ju, teise konteksti viies. Ja see puhtalt sõnakasutuse ja sõnadest arusaamise juures on see nagu see mööda rääkimine niivõrd rets, et me tegelikult kohalt täna tundub, et keegi võiks kirjutada uue nagu leksikoni sõna või uue õssi, nagu selles mõttes, et kuidas nagu, või teha kursus, kuidas tegelikult inimestega üksteisega suhelda. Sest mulle tundub, et ei õnnestu see mitte kuidagi ja siin iga lause peale täna solvutakse ja mingid sõnu ei tohi üldse täna kasutada, sest me oleme hakanud, sest see võib kuidagi haavata ühiskondlikult niimoodi kole öelda, et aga sõna on sõna. Meie ju paneme selle tähenduse ja selle mõiste või termini, et see on nagu nii huvitav, kuidas me inimestena oleme muutunud natuke selliseks nagu tussukaks ja teistpidi nagu ei suuda enam üldse avatult rääkida ja kardame seda, et iga sõna, mida ma ütlen, see äkki solvab teda ja ma siis ei ütle üldse. Aga kuidas siis üldse lõpuks saab, me siis 30 aasta pärast vaatame 30 aastat tulevikku edasi, siis ei suhtlegi üldse või nagu miimikaga vestame või kuidas? Ma isegi tahaks näha, mis 10 aasta pärast toimub. Ma vaatan praegu, mis mõju on olnud, eks ju, Instagramil, Tinderil. Nüüd on see AI tulek veel, on ju. Panedki AI suhtlema, sest sa ei oska ise väljendada. Ja, no sellest on juba jutt olnud, on ju. Tulevad mingid hologrammrobotid, on ju. Põhiline, et inimesed omavahel ei suhtleks, aga jah, et siis on mingisugused alternatiivid, on ju. Ja robotid ja mis iganes, on ju. Põnev, natuke hirmutav ka, aga see on põhimõtteliselt lähitulevik, on ju. Saame näha. See natuke läheb nendesse zodiaagi märkide või tähe nagu sellesse iba teemasse. Aga see sama lause, millest me tegelikult saate eelselt ka siin sinuga, minu köögis või toas rääkisime, et ju siis pidi niimoodi minema. Võtame selle korra endale siia lauale ja põrgataks sinuga. Ja naudime seda, sest et ma olen nagu seda meelt, et ma olen suga nõus, mis sa siin kirjutad. Aga teistpidi ma saan aru, mida tegelikult selle öeldakse, sest et ma ise täna olen hakanud ka üha rohkem sellest aru saama, et fuck,
aga äkki siis pidigi päriselt niimoodi minema, sest ma ei saa enam aru, mis muu nagu tolk selle kogemuse pidi olema. Ja miks pidi nii halvasti minema mingi asi. Aga sina täna, ma saan aru, et veel ei suuda seda lõpuni aktsepteerida ja ei suuda veel leida seda nurka või leppida või aktsepteerida seda kohta, et aga fuck, ma lasen ta siis lahti, see on done, järelikult nii pidigi minema. Kuidas sa seda nagu oled enda jaoks seda iba konteksti tõlgendanud ja kuidas sa üldse selles ise nagu suhestud või kuidas sa sellega toime tulid? No naised väga palju kasutavad seda, et see on nagu mingi toime tulemise mehhanism on ju. Kui on midagi, mis ei lähe päris nii nagu tahtsid, no ju siis pidi niimoodi minema. See on lihtsam nagu edasi minna. Vastutus on lihtsam ära anda ka. Aga meesterahvas võiks natuke analüüsida, mida ma valesti tegin. Ei pidanud nii minema. Tegelikult ma tahtsin hoopis teist tulemust. Nii et see on jällegi natukene rohkem naiselik suke sõnakõlks. Oleks saanud ka teisiti minna. See variant on ka lauas alati, enne. Ma alati mõelnud. Aga see on ülilevinud. On. Igas vanuse grupis ma kuulen seda naiste suust, et mis iganes jamaga hakkama saadi või mis iganes valesti läks, siis ju siis pidi niimoodi minema, eks ole. See on natuke nagu ongi see, et ma annan vastutuse ära, lepin sellega, mis juhtus, kukun õrnalt, puudutan nagu varbaga seda, silitan seda ohvri mentaliteeti ka, korraks on, et ma siis olen ka ohver ja ju siis mul peabki perses olema. Aga teistpidi see võib muutuda, just nagu enne rääkisime ka, tagasi vaadatavalt, et see sama, ma toon enda näite mul kunagi, kui mu eelmine suhe siis on, ütleme, mu esimene gümnaasiumi algusaastatel, see esimene tõsine aastane suhe, siis see lõppes ära niimoodi, et mind jäeti maha ja ma mõtlesin, et maailm on nagu läbi perses, kõik fucked up pekkis. Ma olen jumala pekkis omadega ja kukkusin mega õnnetusse kohta. Aga sellest sündis mu esimene raamat enda elust. Kirjutasin seda valu läbi, päeviku vormis ja andsin selle välja sellisena ja saavutas bestselleri tiitli sel suvel, kui välja tuli 2010 aastane ja siis ma võtsin mis see pealkiri on? Ebaõnnestunud oli tollal. Raamat ise ei olnud ebaõnnestunud, aga raamatu nimi oli ebaõnnestunud. Ja siis täna on piinlik, et see väljas on, aga kuskil pidi alustama seda kirjaniku teekonda, vähemalt ennast avastama. Ja nüüd ma olen tagantjärgi mõelnud, et tol hetkel võib-olla võisin ka öelda, et ju siis nii pidigi minema, kuigi ma tol hetkel öelnud seda, kui süüdistasin ennast ja olin mingi täis segadusena. Aga täna ma näen, et see ju siis nii pidigi minema, see viis fucking selleni ma sain luua nagu mingit teost sellele kogemusele ja valule. Et seal oli oma põhjus. Et aga seda me saame jälle teha. Kõik on millekski hea. Mida rängem, seda õpetlikum. Läheb meelde vaata. Just. Aga lühidalt, mis juhtus siis või? Millega? Selle suhtega või? Ei midagi, lihtsalt ma olin väidetavalt liiga klammerdav ja ei sobinud. Mina tahtsin saada pikemat tõsisemat suhet, ma olin 1,5 aasta vanem ja tema tahtis, kuule ta oli 14-15, mis sa tahad saada? Tuulutada natuke. Tahtis lihtsalt avastada midagi enamat ja mitte, et nüüd ta läks ja tegi mingit, ma ei tea mida, aga lihtsalt ta tahtis midagi muud. Ja nii ongi, aga see on nagu hästi huvitav, nagu see lause just, et et ju siis nii pidigi minema, et ma ise kuulan ka seda ja ma kuulen seda rohkem tegelikult täna ka, kus me liigume, mulle tundub kollektiivselt ka võib-olla sellesse kohta, kus ongi selline, ma ei tahaks öelda, et maailmast on ära kadunud distsipliin ja robustsus ja nagu selline meestugevus, aga ma näen, et me oleme kollektiivselt muutunud hästi softiks, tussud kõik siin ümberringi, nii mehed kui naised ja muidugi on erandeid, kes, ma ei ütle, et mina see erand olen, ma ei ütle seda praegu kellegile, aga lihtsalt on erandeid, kes on endiselt nagu, sa näed ära otsa, see on raisk, ta on teistsugune, temas on mingi jõud, kas hääletoonis, käsitluses, väärtustes, suhtumises, käitumises ja siis kollektiivselt ma näen, me liigume nagu tussukaks ja see on lihtsalt hea viis, ju siis pidigi niimoodi minema, ma tundub, et see on hea vabandus lihtsalt. Jällegi tulles tagasi selle türanliku patriarhaadi juurde, et kui see reaalselt nagu oleks meie tänane mingisugune valitsemiskord, siis võiks ju see nagu produtseerida väga tugevaid mehi, on ju. Et miks mitte näiteks võiks olla keskkoolis mingisugune, ma ei tea, kursus, kuidas nagu naisi paremini mõista või naiste psühholoogiast või mingisugusest suksest, kuidas naisi saada kas või. Miks mitte, on ju. Me oleme ju patriarhaadis, on ju. Aga midagi sellist. Seda ei ole üldse. Midagi ei ole. Null haridust põhimõtteliselt. Naiste koha peal. Jah, mis puudutab naisi suhted. Mitte midagi. Et noh. See mõttes on see huvitav jah, et kui ma võtan tagasi nagu ühiskonnaõpetusele, siis ainus asi, mis sa koolis õppisid, oli see, kuidas kondossi panna banaani peale. Et see
oli ka su enda suguelundi kohta käib jutt, et keegi õpetanud sulle, kuidas naisele seal... Nii kaugele jõuda üldse. Mitte midagi õpetanud. On põhjust peale panna, et... Ma pean siinkohal tunnustama Epp Kärsinit, sest ma käisin ta koolitusel, kui ta esimest kord tuli välja, siis naiste tussumassaaži koolituse ja rinnamassaaži koolitusega. Seal oli päris kihvt nagu nukkude peal näha, mida sulle naine õpetab, mis naisele võiks meeldida. Täiesti teine käsitlus, mida jälle koolis ei tehta. Täna nüüd ta on hakanud seda kultiveerima ja see on jälle, me oleme muutuvas ühiskonnas, mis on väga tore, aga lihtsalt kurb on olnud näha, et me oleme siiamaani liikunud. Peavooluprogrammis on 0. Null, see oli lasta vaata seda infot läbi ikkagi. See on päris huvitav, nii ma väga loodan, et see teos jõuab nii mõnegi naise ja mehe või ka paari kodukapile, kes suudavad üksteisele otsa vaadata koos, kas või lugeda ja naerda. Ja päriselt leida endasse uus külg või uus tarkus või saada paremini aru sellest, kui keegi ajab sul iba, olgu ta siis mees või naine, aga antud olukorras me räägime naiste iba terminitest. Ja siinkohal üleskutse sulle jälle uuesti meelduletus, kuna inimesed me kõik oleme info üle tulvas nii jõhkralt igapäevaselt ja kes siin saates jookseb teemasid läbi siit ja sealt, siis lihtsalt meelduletus mihkelsurva.org. Ja see raamat on sinu, kui kasutad koodi KALA, saad -10% soodsamalt ja tõenäoliselt ka rasvase pühenduse. Kui lähed raamatukoodi, siis sa pühendust ei saa, sest et seal ei ole vist ühtegi autogrammiga raamatut tiirlemas. Vahel tehakse niimoodi. Ei ole. No võt. Tuleme veel selle juurde, et ma küsiks võib niimoodi, mis on sinu viimase, kui sa vaatad endas nagu see CV-d ja suhte CV-d, sul on see väga kirkad kogemused olnud ja mis on need põhilised kohad olnud või hetked olnud, kus tegelikult on tekkinud need kohad, kus on siis saanud, ma ei tea, oled sa siis olnud kellelegi armukene, on sul olnud mingid Tinderi date'id, on sul olnud pikemad suhted, lühemad suhted, ma ei tea, sa tood välja ühe suhteid, mingid muid asju, et kust need on tekkinud? Täna rääkisime, et üha rohkem on leida, et sa ütles mulle good luck, kui peaks hakka muud otsima. Kust need sulle on tulnud? Mis etappe oled sina elus läbi käinud? Kui palju on olnud seda veebis? Kui palju on tegelikult olnud seda, et satute kokku kuskile, ma ei tea, on see klubid, on see mingid pubid, mingid reisid? Mis see sinu see kontekst on olnud? Kus sa oled leidnud tegelikult neid partnereid, naisi, kellega need kogemused on tekkinud? Tinder on ikkagi ruulinud siin viimased 5 aastat kindlasti. Mul mingi 10 aastat olnud juba, professionaalsest huvist ma vaatan juba, eks ju, mismoodi nad ennast kirjeldavad biodes ja kogu see pull. Aga jaa, olen ka näinud laisaks ja Tinderit kasutan väga palju. Aga see on mõneti ka nagu normaalne, sest maailm liigubki selles suunas ühe rohkem, tänu selle digitaalse ajastule. Ma olen ise ka natuke antisotsiaalne võib-olla, et väga nagu mingitel suurtel üritustel käi, on ju. Aga tegelikult ikkagi on need laivis kokkusaamised, mis iganes, kellelgi on mingi sünnipäev või käid väljas kuskil, on ikkagi palju parem algus, ma arvan. Seal sa juba nagu tunned midagi ära, sa näed midagi. Siin sa pead tõlgendama 105 ja hakkama alles hiljem, eks ju. Siis nagu veenduma, et kas kellega tegu on. Me igal juhul soovitaks äpid minema visata, lihtsalt olla sotsiaalsed. Käige üritustel, suhelge julgelt inimestega. Ma tegin neid intekaid ka, eks ju, siin, nii-öelda raamatu promoklipikesi suvel. Ja inimesed väga ootavad lähenemist. Kas või tänaval. Ütle paar ilusat sõna, küsi, kus miski asub, on ju. Ja tee mingi kompliment ja ma sain sealt põhimõtteliselt iga intekas, ma tegin selle numbri ja me jäime suhtlema. Et see tegelikult ei ole kuhugi kadunud. Lihtsalt inimesed ei pinguta enam. Nii mugava näpp võtta lahti ja hakata Swipeima üksi kodu. Nii et, jah. Tegelikult ma mõtlen nagu selle pealt, et issand, kui ma ütlen, kasutan sõna haigega, ma ei mõtle halvaga, vaid issand, kui haige ja rets on tegelikult see, et tõepoolest, kui kätte saadavaks on tehtud kõik, ma võtan telefoni ja ma istun kodus diivanil ja ma vaatan potentsiaalseid partnereid nagu kataloogi. Ma ei oleks osanud isegi unistada sellest 20 aastat tagasi, et see võimalikult see oleks. Sul on terve mingi raadiuses naiste partii ja meeste partii lihtsalt pöidla ulatuses. Ümberringi kõik, eks. Täitsa haige tegelikult, kui kätte saada ja kõik on. Ja mõnes mõttes mulle tundub, et ma jälle ei ole Tinderi kasutanud, ma kasutasin Tinderit
2 nädalat, mitte 2 nädalat aastaid tagasi selleks, et promoda podcasti. Ma tegin eksperimendi. Seda süssid naisele, eks? Ja ta teab seda ka. Okay. Ja mul isegi kirjutati paar korda kommentaare kuskil, et jube jõhkert räägid siin mingist armastusest ja ise oled Tinderis. Taheti vahele võtta. Ja, siis ma kirjutasin, et tõesti jäin vahele, et ka naine teab seda, aga ma tulin tegelikult promoma podcasti. Ma tegin niimoodi, et kui mul tekkis, ma panin kõigile põhimõtteliselt meeldib ja kui tekkis match, siis mul oli standardtekst, siuke paar lauset, et ma tegelikult ei taha sust mitte midagi. Ma teen sotsiaalset eksperimenti. Ma olen podcaster, mul on Ausad mehed podcast, oled küll Ausad mehed. Tule kuula ja kui sulle meeldib, siis on äge. Võime vestelda, arutada podcasti teemadel või rääkida eluliste teemadel, aga tule kuula podcasti, anna mulle teed, mis sa arvad sellest. Ja tead, see toimis. See oli hämmastav out of the box turundusmeetod, mis tundus veider, aga see töötas, aga lõpuks ma panin kinni, tundsin, ma ei viitsi. Lihtsalt ei viitsi seda äppi enam hallata. Ilmselt see oleks toiminud ka nagu klassikalises mõttes, et oleks saanud sealt võib-olla mingid teite või asju. Sest see oli ka nagu väga originaalne lähenemine. No jah, teistmoodi enne, aga see töötas enne, et aga mis ma tahtsin... Eristumine ongi seal, eks ju. Eripära, oluline koht. Kõige oluline koht. Ja. Aga mis ma tahtsingi selleni jõuda, et nagu see Tinderi mäng, et see kättesaadavus, kas ma võin ka eksida siin kohal, et tänu sellele, et see kõik on nii kättesaadav ja see turul, see ütleme lihaletil kõik vedeleb, eks ole, mehed, naised samamoodi ja mida naised eksponeerivad siis oma tisse või enda keha vulgaarsust ja mehed siis võib-olla mingid, ma ei tea, autot või mingid muud ego või mingid tiitlitega. Et mulle tundub, et siis ka teistpidi see et äkki Tinderis on ka agressiivsus suurem või ennast nagu esile tuua, et kuna see kättesaadavus on nii suur, siis ma tahan tungivalt tulla igasuguste meetoditega psühholoogiliselt rohkem esile. Tänaseks on selge, et tegelikult see on illusioon, et sul on nii, kõik on nagu käe juures ja valik on tohutu, on ju. Pilte on jah palju, aga no inimesed kurdavad, et ega need mingisuguseid häid teite või asju ei saa sealt, on ju. Kuskil tehti mingi eksperiment ka, ütleme nagu keskmine nii-öelda mees siis. Swipe'is 1000 korda ja ta sai 7 matchi ja mitte ühtegi teiti näiteks. Päris hull. Jah, et ta toimib ainult siis sukse väga kvaliteetse siis seltskonna jaoks. Päris huvitav. Nüüd oleks huvitav teada. Ja põhimõtteliselt viia nagu ilusad ja edukad inimesed omavahel kokku. Ülejäänud lihtsalt vaivad ja swipe'ivad lõpuni. Fuck või kurb, aga teisviid on teiste kohta, et kas naiste see protsent on kõrgem huvitav? Sõltumata kui... Mis protsent? See matchi protsent ilmselt on kõrgem, ma arvan. 10 kordi. 10 kordi kõrgem, loomulikult. Sõltumata, mis punkti skaala sa oled. Enam-vähem, jah. Päris huvitav. Ja jälle me jõuame siia, mis me rääkime saate algus ka. See eelis olla naine mõne mõttes ühiskonnas. Ühtepidi on see nagu väga meeste võib-olla liiga primitiivne nagu instinktiivne iha ka, enne ma nüüd lähen ja matchin põhimõtteliselt kõike jumala eest, sest mul juba kuradi munad on siin lillad, aga teistpidi naisel on see eelis, et tal on jalaga segada, mida valida. Üldiselt meestel ei jookse niimoodi 10 naist järel tormi. Just, aga siis nad ikkagi tahavad valida kõige paremat. Ja siis, ütleme, konkurents siis sellele, et keda nemad tahavad, on nii tohutu, et jällegi sealt tavaliselt ei kasva või süni midagi head. See vend võtab nad kõik vastu küll, aga väga lühiajaliselt. Et see on selline hüperkaame instinkt, ütleme. Võtta alati siis parim võimalik partner. Ja kui nad seal ilusti on nagu reas ka, miks mitte, siis ma kirjutan ainult sellele, ütleme. Ja siis see kutt saab mingisugune 100 kirja. Siis sorteerib seal omakorda. Ja ülejäänud kutid jäävad täiesti tähelepanutena. Kurat, see võiks olla mingi sükke süsteem, vaata veel, et see, kellega toimub match, aga edasi läinud, toimub nagu nii-öelda cancel date või nagu sobivusena, siis äpp pakub sulle kohe nagu midagi sarnast, keda sa enne nägid, aga võib potentsiaalne, vaata umbes nagu, et ma ei tea, soovitatud sõbrad näiteks, et lisa Facebooki sõbralistiks, et teil on tuttavad sõpru, et äkki tahad temaga sõber olla, teil oleks match sõbrana olla. Et äkki mingi sama teema, et mingi network süsteem, mis pakub sulle, et aga näed, see ei sobinud, ei läinud asjaks, aga tead, siin on meil selline Steven, kes on üsna sarnane sellele, ma ei tea, Peetrile. Ta ei saa ka nagu väga match. See võib-olla lahendaks seda konversiooni. Hea mõte, tee ära. Peab Tinderile pitchima selle $1 million pitchi ära. Äkki toimiks, jah. Panen... Peavad midagi nagu leidma sinna. Sest vaikselt hakatakse nagu juba loobuma ka. Panen telefoni laadima ja siis jätkame sinuga kohe.
tuleks korra sükse huvitava termini juurde nagu cuckoldry. Ma pole kuulnud midagi sellest, lasen sul sellest endal rääkida ja mis see nagu tähendab ja mis sa oled mõistnud sellele? No see on tegelikult nagu vana teada tõde, eks ju, et kusagil siis globaalselt 5% meestest kasvatavad enesele teadmata nagu teise mehe last. Aga mis mind nagu üllatus, mis ma nagu hiljaaegu sain teada, et see on tegelikult evolutsiooni poolt nagu toetatud käitumine, soositud käitumine, sest et põhimõtteliselt naise nagu see viljakuse periood, mis on siis mingi paar päeva kuus või midagi taolist, on ju täiesti varjatud, sisuliselt seda ei ole võimalik tuvastada väljaspoolt, on ju. Ja see on üks, meie liik on üks väga vähesed, kellel on selline nagu siis varjatud viljakuse periood. Ja põhjus, seda on uuritud siis nagu, mis võis olla põhjus ja nagu kõige tõenäolisemalt siis peakski nagu olema see, et mees ei saaks näha või kuidagi pidi ära tunda, millal tema naine on viljakas. Et kui ta seda saaks teha, siis ta hoiaks oma naisel silma peal nagu väga pingsalt nendel päevadel. Ei laseks välja põhimõtteliselt. See on selline ohtlik aeg nii-öelda, on ju. No emaste koertega me teeme nii, on ju. Ei lase ta õue, sest me teame, et on aeg, kus ta tahab joosta ringi, on ju. Ja sisuliselt siis evolutsioon tahabki, et naised saaksid võtta võib-olla geenid kiirelt salaja kusagilt nii-öelda paremast kohast. See on mingi tugevam või mingi siuke geneetiline baas või midagi. Ja siis läheks tagasi selle mehe juurde, kes siis kõige tõenäolisemalt rahulikult siis selle järglase nagu üles kasvatab. Kurat, aga see tähendab seda, et 100 inimese kohta 5 kogeb seda põhimõtteliselt. 100 mehest 5 mehest kasvatavad võõrast last. Niimoodi põhimõtteliselt on siis siuke nagu oletuslik päris number. Suur number tegelikult selle koha pealt, tegelikult väga suur number ja paneb mõtlema, et kuidas sa nagu mehena aru ei saa, ta ei ole nagu laps, see on siis ju mitte sinu nagu või nagu. Kas sa ei ole kuulnud seda? See ei ole nüüd iba, aga siuke päris käibe fraas. Kelle nagu sina küll läinud oled? Isa? No kui on laps, kes ei ole kummagi nagu, sa ei ole kuulnud, küsitakse. Ei. Ei, no muidugi olen kuulnud, jah. Uskumatu, et kelle laps sina oled? Võib-olla ema ka ei. Ühesõnaga, põnev on ju. See väga paneb mõtlema, et mis kuradit, Never know. Never know, just. Tehke veretestu. Iga kord, kui nojah, põhimõtteliselt see on naine on rase, siis peaks kohe minema viima testima, et kuule näita mulle isadustesti kaks juhuks. Kui sa oled nagu sellises suhtes, kus on põhjust niimoodi karta, et ma ei oleks kujutanud ette, ma oleks oma naist sinna niimoodi viinud, aga ma saan aru sellest olukorrast. Ma olen kuulnud ka sellest, et mehed on parajad tuhvlialused mõned ja siis nad lihtsalt naised keelduvad nagu. Kuidas sa üldse tuled ettepanekuga välja, see on nii solvav. Lõpeta ära, see on meie laps, ole vait. Põnev maailm, jah. Ja see on nii nokk lahti saba kinni olukord, sest ühtepidi ongi see solvav, kui tuleb välja, et tegelikult ongi sinu laps ja sa oled lihtsalt kahtlustanud oma naist ilma põhjuseta. Aga teistpidi, kui naine ei ole nõus tegema ja ongi tegelikult teadlikult ka võõra mehe laps ja ta ei lubagi sul testi teha, siis sa pead leppima teadmisega, et äkki on teise mehe laps, mis on nii, nagu ühtepidi nagu, ja naine mind petnud ja valetab mulle, et see on nii haige olukord mõned pidi tegelikult. Ja, aga see on nagu hea näide sellest, kui vähe nagu instinktid või siuke evolutsioon siis nagu hoolib moraalidest või mingisugustest abieludest ja sellest nagu kultuurilistest nähtustest. Päris hull. Ja kui sa tahad siis olla tegelikult nagu selles kultuuriruumis edukas, on ju, siis sa peadki need instinktid lihtsalt ületama. On ju. Ja. Jätkame suhete teemal ja ma puudutas vahetame teemat, lähme. See rahulikuma teema. Okei. Sul on testid tehtud? Mis testid? Emadus, isadus. Ei ole. Vähemalt ei tea, et oleks teinud. Aga ei ole võimalik ka, et on kellegi teise laps. Olukord oli selline, et seal ei olnud ühtegi teist meest lähedal. Et ei saanud olla. Meil laps sündis matkaautos Lõuna-Euroopas Tarifas.
rasestus tähendab mitte sündinud, me eostasime talle reisil olles, seal ei olnud kedagi peale meie ümber sellel perioodil. Nii et ei olnud kahtluski. Mul on see tõestatud fakt on Templiga laul olemas. Aga tuleme siis, tuleme selle juurde, et eraldi raamatus mina seda kohta ei näinud, aga sinuga see eelnevalt räägitud. See sama teema, et ühiskondlikul tasandil täna, miks noored ei taha lapsi? Tõsatasid ise esile selle, see on tegelikult teema, mis ma olen ka paljudes suust kuulnud just noori inimesi vaadates. Ja... Ma näen Tinderis ka seda, ja, just. Et vanusegruppides, et ütleme seal praegu 18-20 aastased nagu on isegi nagu välja toonud juba väga tihti bios, et mina... Et üldse nagu ei taha. Päris huvitav. Et see on kultuuriline. Sest vanasti oli see, et ma veel ei taha, ma liiga noor, aga et ma nagu nii noort ütlen, et I don't want to be never ever, vaata. See on nagu päris huvitav nagu statement. See tundub nagu mingi värskem trend, aga ju siis see kultuuriruum praegu soosib, suused sõnumid on ja radikaalne feminism, eks ju. Püüa nagu mõelda, mis see taustal nagu on jah, et kas me on tõesti nii ära hirmutatud selle lapse vanemaks saamise kogemusega või sest et ega see ei ole lihtne alati ja mingi perioodid ongi väga keerulised. No see on ikkagi väga keeruline, eks ju, tänapäeval peret pidada, laps üles kasvatada, et see tundub ilmselt sukse, nagu sa rääkisid ka, et noored on pehmod ikkagi nagu väga-väga ränk ülesanne. Mugavam on mitte kasvatada. Lihtsalt siis ma ei tea, mida teha. Mis noored teevad tänapäeval? Ma ei tea, mida nad teevad tänapäeval. Rasked valikud on, kas sa tellid Boldiga või Voldiga. Põhimõtteliselt küll. Peab minema protestima, eks ju, et ühiskond on nii vägivaldne. Ränk elu on. Ja mul pole valikut, millega toitu tellida. Aine. Patriarhaat vaata. No jah, just enne ja teist... Türannlik ka veel. Natuke nagu hirmutab selle koha pealt. Muidugi see ei ole nagu globaalne kriis, et me siin otsustame miljardid inimestega, et me nüüd lapsi saan, et seda ilmselt ei juhtu veel täna, aga ei tea, milleni siis võib-olla, kui jätkub see trend niimoodi 100-200 aastaga jõuda võib, et võib-olla lõpuks... No Eesti statistika oli... No näitab ära, jah, seda. 6 kuu, mis ta oli siis juuni lõpuks, poole aasta näitaja oli, et sündis 500 inimest vähem kui eelmine aasta. Väga ränk kahanemine. Nii et... Riik peab hakkama maksma rohkem raha selle eest, et laps pinnale tuua, siis võib-olla mõeldakse ümber, mitte et raha pärast teha, aga majanduslikult ka, ma arvan, täna survestab. Kas nüüd tuli juba või kohe tuleb nõusoleku seadus sellega kursis? Ei ole kursis. Siis peaks seda trendi veel suurendama. Räägi, mis see täpsemalt, nagu tegelikult see pole kursis. Kõik vahekorrad, mille jaoks pole verbaalset luba küsitud enne seksi, on vägistamised. Niimoodi või? Siuke seadus tuli meil. Inimesed isegi tea seda. Võeti vastu juba või? Mis võetakse eelnõus või? Minu mõelest kirjati eelnõu heaks. Ma võin eksida, aga ma lugesin. Ehk siis 2 klassivenda peol otsustavad täispeaga või mitte täispeaga sebimise faasis, et magavad või isegi võib-olla on ülikooli tudengid ja siis emmal kummal tegelikult on õigus öelda, et vägistab mind või? Just. Nii tal on õigus? Jah. Täitsa perses ju. Suurepärane. See kindlasti soosib praegu iivet Eestis on ju. See on täitsa ogar ju. Absoluutselt. Minu meelest riik sekkub nagu siis seksuaalsuhetesse. Ja eesmärk on siis see, et me vähendame vägistamisi, mis tundub väga ebaloogiline. Vägistaja ei küsi niikuinii sult luba. See ongi, ta on vägistaja, ta on seksuaalkurjategi. Ta nagu võtab jõuga. Teda see ei peata, et nüüd tuli seadus, et pead luba küsima. Ja nüüd tekib võimalus läbi selle seaduse siis ka tavakodanike tanki panna ja elu perse keerata, kui sa otsustad, et sa oled solvunud ta peale. Jah, lääne näitel siis ongi see, et see maine kahjustamise ja vale süüdistuste nagu tohutu kasv. Ja seda on näha USA-s, eriti ma näen turul just tippude, nende kuulsuste ja muude poolt on seda hästi tugev praegu näha, siin on mingi hästi populaarne. Kõige suurem probleem on see, et kuidas sa tõestad, kas küsis või küsinud. Kuidas sa saad sukest seadust vastu võtta? Ei no jah, sa ei saagi sõna vastu. Ja piisab siis sellest, et enamasti on näha, et naisterahvad muidugi on siis, kes ütlevad, et mult ei küsitud luba. Mehed ei ütle. Ja siis põhimõtteliselt piisab sellest, mingid suuri nagu karistusi praegu ei ole, aga maine. Piisab sellest, kui sa pöördud kohtu poole, Delfi prindib selle kiirelt ära ja voilà, eks ju, tehtud.
pekkis sul. See on nii haige, see on nii haige lihtsalt. Ja samal ajal vägistamised ei ole nagu kusagil märgatavalt langenud pärast seda. Ehk siis see, mida ta nagu proovib nagu parandada või vältida, jääb täiesti puutumata. Aga keeratakse rohkem pekki, siis põhimõtteliselt normaalsed suhted. Ja sõna vastu jääb ikkagi naine tavaliselt peale tänas ühiskonnas. Tema lause ja väide aine sellise olukorras. Mis on hästi huvitav, ma just eile vist tegin tööd ja mul taustal mängis telekast mingisugune, või mäletaks mingi laul ja siis YouTube viskas mulle pärast laulu ette, millega pärast Eesti mingi politsei uue vlogi. Polnud ka näinud, Eesti politsei teeb YouTube kanalit nüüd. Ja väga kvaliteetselt HD nagu hull kihvt vlog. Kaamera käib järgi ja näidati siis ühe nagu naispolitseiniku siis viimast ööist vahetust. Mida filmiti siis rääkis peale, mis teevad viidi sündmuskohale, kateti kinni inimesed, kes siis nagu näidati mingid sündmusi, mingeid vaidlusi ja seal oli vägistamine. Nagu ei näidatud kaameras vägistamist, eks ole, aga olukord, kuhu politsei kutsuti välja, mindi kohale, näidati meest, naist, kes karjusid seal ja mees seal lõhkus lamendas ja siis see naine ütles ka, et viimase 2 öö jooksul on olnud, mis ta ütleb, 3-4 vägistamisväljakutset. Ja siis ta ütles ka, et sinna. Üleüldse Tallinnas, on ju, et mis on tegelikult päris palju juba, põhimõtteliselt 2 tükki öösel, see on nagu väga palju juba, te ilmselt on rohkemgi, on ju, võib-olla. Aga ta ütles ka, et see on nagu nii hull, et sellises olukorras kahjuks on niimoodi, et naise arvamus jääb lihtsalt peale. Sest et ebatõenäoline, et suurt meest väike naine vägistas. Või et ta valetas, et mees tegelikult midagi ei teinudki, siis ikkagi usutselt nõrgemat ja väiksemat. Aga et neid saab eraldada ja siis pärast kainena või muus maha rahunud olukorras uuesti lahendada, aga tol hetkel seal kohe sündmuskohal ikkagi politsei läheb selle naise leeri, sest tema on see potentsiaalne ohver. Absoluutselt. Ja see on nii nagu mõne mõttes nagu arusaadav, aga teistpidi nii ebavõrdne, ebaõiglane mõne mõttes. Absoluutselt. See on päris huvitav ühiskond meil. Neid tegelikult seadus hästi palju erinevaid veel, mis on tegelikult täitsa jaburad. Ja fakt on see, et see on läbi kukkunud läänes juba. Miks sa siis võtad siia selle kasutusele? Meil on nii palju näited, et su käsi toimi. Järelikult agenda on kuskil mujal. Okei. Tuleme me korraga meeste iba juurde. Me täna ei olegi meeste ibast üldse rääkinud. Mis on... 13 tundi oleme iba ajanud juba siin. Aga meeste ibast ei ole. Et... Mis oleks sellised või millised ibafraasid oled sa välja toonud meeste omadest mingid parimad, mis sa oled endal meelde jätnud või mis on kõige on kõnetanud, mida ka naised, kes me täna siin kuulavad, vaatavad, võiks ka tegelikult kaasa võtta ja esimese ohumärgina mehele koputada, kuule, kallis, sa ajad täiesti mingit paska välja suus praegu. Palun sõnast ümber oma lause. No, mul on kõige rohkem kõrva jäänud, mis nagu naised ka räägivad, on ju. Mis tundub olemas siis väga levinud. Mu elus pole praegu ruumi tõsisele suhtele. Kõlab tuttavalt? Ise öelnud ei ole, aga see nagu ma tajun nagu kehaga, et jaa, ma mingi et võiks nagu midagi sukust mehena öelda. See on väga levinud, jah. Ehk siis sisuliselt ma tahan sind edasi keppida, aga suhet siit ei tule. Jaa, on päris hull. Ja siis... suke võib-olla mingi mehe friendzone'i mingisugune suke termin. Sest mehe friendzone on sõbralik koht. Sa saab keppi ja kõike. Saab rääkida rohkem. Naise friendzone'is sa ei saa mitte midagi. Sealt lihtsalt põhimõtteliselt röövitakse sul aega ja ressursse. Et see on levinud. Mis siin veel oli? Nii, aga tulen korras, ütled uue, et see sama koht, ma seda tean enda lähiringkonnas ka kogemusi inimestelt, kellel on sellised suhted, kus mees või naine siis on tegelikult suhtes ja siis seda teist vastassoo partnerit kasutatakse ära lihtsalt puhtalt. Ma ei saa öelda, kasutatakse ära, aga tegelikult kasutatakse ilmselgelt ära ja puhtalt seksiks ja viiakse lõunatele ja viiakse kinno ja minnakse koos lõunatele ja reisidele asjadele, aga avalikult kuskil koos ei viibitene ja tegelikult nagu teatakse, et mees või naine siis oma partnerist ära ei tule, aga ikkagi jätkatakse nii-öelda justkui nagu mingit avatu suhte, varjatud suhte, mingit kolmnurka dünaamikat, kus üks tegelikult on see valu koht ja üks tegelikult on ka kõnetu. Üks kannatab, jah. Üks kannatab, tegelikult tahab teine saab see, mis tahab, siis teine pole legi ei saa midagi. Aga püüan nagu mõelda, mis kurat seal nagu taustal tegelikult nagu on, et miks sa siis nagu ei tule ära oma kaasa juures, kellega sa tegelikult ei taha koos olla, sest sa oled otsustanud ju petta ja minna nagu ka teise naise või mehe juurde tegema mingit teguseid ja me ei räägi ainult seksist, vaid ka nagu koos olemisest ja ma ei tea, õhtuti viidetakse koos, käiakse kinos, reisidele ja öid veedetakse koos.
miks sa siis ei tule ära? Miks sa hoiad teda kinni? Miks sa hoiad kinni, jah? Mis sind seal nagu hoiab siis? No ma saan aru, ma ei tea, on sul siis rikas partner või mehe naisena või mis sa kinni hoiab, kus sa tegelikult tahad olla teise partneri juures? Ma seda ei ole kunagi mõistnud. No mehed hoiavad endal nagu aseaineid ju. Kepi tahaks ikka, igaks juhuks lasta seal siis olla, noh. Väga levinud. Aga naisel, kui tal on mees kodus ja läheb ta ikkagi teise mehe juurde teise viisil, mis selline potentsiaalne nagu sinu arvates võiks olla see koht, mida ta hoiab see soolastes? Ei julge lihtsalt lõpetada ära oma päris suhet. Ja võib-olla lapsed enne ühine vara, mingid asjad enne liiga väga levinud. Turvaline elu. Käivad ära, aga nad ikkagi ei lõpeta tihti. Kurat, ma ei kujuta ette, see on ju keeruline elada tegelikult niimoodi, sellises seisundis ka ise, et sa oled nagu see, kes nagu selles kolmnurgas niimoodi sees on kahe vahel, et kuidas sa nagu jaotad seda asja nagu päris huvitav. Aga tahtsid lugeda edasi neid eeselt? Jaa. Väga levinud veel. Kõik naised on ainult raha peal väljas. Gold-diggerid. Mehed kasutavad seda väga tihti. See on siuke, ei vasta tõele, eks ju, üheltki nurga pealt. Pettunud lüüa saanud mehe mingisugune siuke enda vaband nagu kuidagi nagu enda rahustamiseks aetav iba. Lihtsalt tahad süüdistada ja ei taha endale otsa vaadata. Just. Et probleemiks on ise. Aga siis lihtsam on süüdistada naisi. Ja kolmas, ma olen ettevõtja. Väga neid. Mis see tähendab? See tähendab, ma olen maksuametile võlgu. Siuke ju. Ma mõtlesin, mul on liiga kiire elu, et ma nagu olen hästi ebastabiilne vaata oma päevaplaanis, et ma ei saa planeerida. See võib olla, jah. See on rohkem siuke minu nalja kohta. Aga jah, siuksed asjad. Päris huvitav. Ma ütlen see, mida rohkem ma siin täna siin kuulan sind ja eile siin lugesin, mul nagu toimub siuke kerge mõnus nagu meeldetuletuslik avardumine läbi nende lausete. Tegelikult laused ju on väga palju, tibalaused on siin raamat taha kaanele kirjutanud ka. Siin on tõesti neid nagu erinevat seinast seina, me täna siin podcastis ei ole kõike katnud, aga ma vist mõned silmadega lasen üle sulle saate kuule ja vaata, et näiteks me sinuga oleme sõpradeks loodud, äkki me ikkagi peaks 3 punkti, kuhu kõik normaalsed mehed on kadunud. Tiri mind juustest, mina vähemaga ei lepi, sa võiks rohkem Riho moodi olla, see oli hea paragrahv ka sulle, ma lugesin seda, see on päris mitu punkti isegi sellest Riho teema nii-öelda. Või et ole lihtsalt sina ise või puhas klassika. Ja ma ei viitsi suga vaielda, mida ma sinu jaoks tähendan, et oleme siis edaspidised head sõbrad. Siin on hästi palju nagu elust eesest, et lihtsalt oleme kuulnud küll, pane mõtlema. Kas ise kuulnud või kas või filmis või sarjades kuskil on iga poolt läbi käinud, see on nii sisse kultiveeritud ühiskonda. Sõltumata, mis riigis sa pärit oled, kultuuriruumis nii-öelda. Et päris huvitav selles mõttes, et ma väga soovitan lugeda teil päriselt, et raamatud on saadavad raamatupoodides, rahvaraamatupoodides kindlasti, Apollos ka mingi hetk nad tekivad. Kui tahad saada autogrammiga ja 10% soodustusega, siis mihkelsurva.org just ja kasuta see koodi kala saad selle soodsamalt ja ka pühenduse ka endale sobivasse siis automaati tõenäoliselt. Ja automaat saad on ju. Mihkel, saate lõppu küsimus sulle. Kas sa tahad midagi veel lisada, midagi veel lahata, midagi veel jagada, mida me siin täna ei käsitlenud või midagi täiustada ja täiendada, mida me käsitlesime? Või lihtsalt öelda, tere ema või isa. Mis sa tahad öelda? Anna sa võimaluse. Ja, tervitan kõiki enda keeleõpetajad, kes aitasid selle raamatu. Ibakeeleõpetajad. Väga palju eratunde võtsin. See on väga raske keel, eks ole, ära õppida. See võtab aastakümneid. Ja selle peale ka tegelikult kõigest üle 100 fraasi. Päris terve keelt ei õppinud ära. No mõtle ise, ütleme mingi jaapani keel, euroglüüfid on ju. Sa 5 aastaga ikkagi õpid vist ära, on ju. Aga näed, ibaga läheb kaum. See on väga ränk keel ja vastuoluline.
on parasiitkeel, eks ju, ta võib siis olla kõikide väljamõeldud keelte küljes, eesti keel kaasa arvatud muidugi on ju. Sama lause tähendab täiesti risti vastupidist asja kohati. Vahest tähendab nagu pool lauset seda, mis öeldi ja nii edasi. Raske. Raske küll. Ma tänan sind, et sa leidsid selle aja. Ja see oli valmis päriselt tulema ja jagama. Ma tõesti soovin edu sulle selle raamatu müügiga. Ma loodan, et täitsa üle võlli panna, sest ma ise olen ka see, kes neid asju taas välja mõtleb ja on valmis hullusi tegema. Ma loodan, et sa lood ka koolituse naiste iba koolitus meestele. Tee need töötoad, usu mind, on mehi, kes päriselt tuleks, tahaks kuulata, kaasa arutleda. Ma olen jumala kindel, et need on. Ja teisipidi ka, meeste iba töötoad ja meeste iba käsiraamat. Kirjuta see ära, enne kui keegi teine selle kätte võtab. Mõtlesin siin küll juba, mis edasi teha, kuidas edasi põrgata. Et võib-olla tuleb juba sellele ka järg, et täiendkursus on ju. Just, juba nagu edasi jõudnutele, siganes A2 tase. Just. See on põhimõtteliselt siis A1 taseme raamat. Kui sa selle nagu läbi töötled, korralikult loed läbi, siis sa võid põhimõtteliselt panna ühe keele juurde endale CV-sse. just. Lihtsalt ole ettevaatlik, kuhu sa kandideerid. Kui see on mingisugune kaasaegne meedia, mingi Delfi või mis koht, et siis ma jätaks selle välja. Kolmanda raamatuna... Võib tekkida küsimusi töövestlusel, et vabandage, et mis keel see on. Kolmanda raamatuna, ma arvan, et kui keegi viitsib, saaks kirjutada laste iba raamatusest, et sealt tuleb ka mingis vanuses täiesti nonsens, ebaloogilist juttu, mida tuleb lihtsalt iga päev defineerida enda naise ja enda lapse jaoks ka. Mingi oska raamatut, osalege loosimises, info kõik on kirjelduses, kõik kodukad lingid, asjad hüppasid teile ekraanil õigel hetkel või on kirjeldus sees siin samas YouTube'is ja ka Spotify's ja kõigil pool mujal. Jagage saadet, vaadake, jaga vähemalt ühe inimesega, kellel võiks päriselt olla sellest saatest ja raamatust potentsiaalselt kasu ja sellega sa aitad mind ja ka loomulikult saatekülalist Mihklit enda sõnumi levitamisel ja see on sulle tasuta, sa ei maksa mitte sittagi, nii et lihtsalt levita see share nupp, klikk 1, 2, 3 ja see saade on jõudnud kellegi taskusse ja keegi saab jälle targemaks ja natukene huumorit ka võib-olla. Aga nii ongi. Mina tänan teid, et te vaatasite seda episoodi ja kuulasite meid ja... Aitäh! Ja ega muud ei olegi. Tšau! Tšau!